Nii, tere päevas, armsad Kuku raadio kuulajad ja kõik need, kes siis vaatate meid järele Edmund Burke'i seltsi YouTube'i kanalil või meie SoundCloudi kanalil. Eetris on nüüd minu arvates peaks olema 14. saade sarjast Tähenduse teejuhid ja täna on meil siis teemaks inimene või mõtleja, kelle nimi on siit mitmest saatest juba läbi käinud, mõnest rohkem, mõne vähem, nimelt saksa psühholoog ja filosoof Carl Gustav Jung. Ja seda teemat on siis minuga koos täna stuudios lahkamas Ivar Tröner, Jungi asjatundja, ja Alar Tamming, ettevõtja, kelle sulest on äsja ilmunud raamat Jalutuskäigis endasse, kus Jung on üks olulistest kangelastest. Minu kokkupuude Jungiga on olnud väga pinnapealne. Pool tundi tagasi, enne kui ma taksotellisin, et stuudiosse sõita, jõudsin ma läbi esimese raamatu Jungist, see on siis 4 arhetüüpi. Nii et ma olen siis ütleme tänases saates valdavalt kuulaja rollis ja viskan siin võib-olla mõned küsimused aeg-ajalt vahele. See 4 arhetüüpi oli väga kummaline raamat, et siin on pikki lõike, kus ma lasin ta nagu niimoodi enam-vähem automaatrežiimil, et vaatan, et sõnad on ja laused on ka ja lõigud on ka ja need lõigud lipsasid niimoodi mööda, aga siis jälle leiad midagi, mis nii et neid allakriipsutusi sai päris palju ja ma olen igal kord siin lugenud ette raamatust ja nendest raamatutest, mida me siin oleme käsitlenud, mõne lõigu ja ma loeksin siit sellest natuke võib-olla keskmisest pisut pikem, aga ma arvan, et see on alustuseks päris hea, et üks asi, mida ma siin saates olen avastanud, on see, et ma loen juba kehvasti, aga ma nüüd kuidagi üritan kontsentreerida ja siis enam-vähem soravalt selle asja siit maha veerida. Ma pean valgustatud nii et siis lõik Carl Gustav Jungi raamatust 4 arhetüüpi. Ma pean valgustatud ratsionalistilt küsima, kas tema arukas redutseerimine on toonud kaasa heatoimelise valitsemise mateeria ja vaimu üle. Ta viitab uhkelt edusammudele füüsikas ja meditsiinis, vaimu vabastamisele keskaegsest piiratusest ning heade kavatsustega kristlasena meie vabastamisel hirmust teemonite ees. Et me küsime edasi, kuhu on viinud kõik senised kultuurisaavutused? Kohutav vastus on meil silme ees. Ühestki hirmust pole vabaks saadud, sünge luupainaja lasub maailma kohal. Seni on mõistus osutunud kahjuks võimetuks ja just see, mida kõik tahavad vältida, saab õudust äratava kiirusega teoks. Inimene on saavutanud määratu hulga kasulikke asju ning selle nimel avanud maailmas kuristikku ja mis saab temast nüüd, kus suudab ta veel peatuda. Pärast viimast maailmasõda loodeti mõistusele, seda loodetakse ikka veel. Aga juba ollakse vaimustuses uraani lõhustamise võimalustest ja tõotatakse endale kuldajastut. Parim vahend selleks, et laastamise koledad eeldused kasvaksid mõõtmaituks. Ja kes seda kõike teeb? See on seesama nii-öelda ohutu, andekas, leidlik ja arukas inimese hing, kes kahjuks on täies teadmatuses enda külge haakunud teemonitest. Ma arvan, et see on, kui sest üldse nüüd oli minu ettelugemist oli võimalik aru saada, siis see on võib-olla see taust, mille pealt me võiksime siis esitada selle tänase saate esimese küsimuse, kes oli Carl Gustav Jung ja mida ta meile räägib. Nii et kõigepealt siis, kes oli Carl Gustav Jungule ja alustame Ivar sinust. Et Carl Gustav Jungi eludaatumid jäävad sündist 1875 ja suri 1961, aga ma ei räägiks nii põhjalikult tema sellisest varasest lapsepõlvest, vaid erihariduselt oli ta tegelikult arstiteadlane ja psühhiaater, aga tema kontekstist tuleb nii palju teada, kuna ta kasvas üles pastorite perekonnas, kus oli mitu põlvkonda vaimulikke, siis kõik religiooniga seotud teemad läbivad ka väga tihedalt kõiki tema põhimõisteid. Et me ei saa nagu üldse rääkida tema põhimõistetest, kui me ei mõtle ka sinna juurde klassikalist teoloogiat, klassikalist filosoofiat,
aga erihariduselt ei saa teda kindlasti psühholoogiks nimetada, pigem on ta võib-olla psühholoogia ajaloos üks kõige enim marginaliseeritud autor üldse. Et kui te võtate Lääne ülikoolide psühholoogia ajalooõpiku ette, siis Carl Gustav Jungil heal juhul on mõni rida pühendatud, enamal juhul mitte midagi, ja see, mis on pühendatud, põhineb enamasti tema varasest loomingust niinimetatud tüübipsühholoogiaga ja sellega ka asi lõpeb. Aga Carl Gustav Jung laiemas plaanis oli kahtlemata üks 20. sajandi üks kõige mõjukamaid ja ka kõige selliseid hämaramaid mõtlejaid. Ma ise pean teda tegelikult klassikalise saksa filosoofia jätkajaks, sest tema üks suur küsimus on olnud alates, mis saksa filosoofias on olnud alati äärmiselt tähtis, milline on autentne isiksus. Kuidas selleks saadakse ja siin ta jätkab väga pikka 14. 12. sajandi saksa müstikute mõttetraditsiooni, sest ega Jungi isiksuse käsitlus pärineb väga palju just saksa nendelt müstikutelt, meister Eckhartilt ja Jakob Böhmilt, et kui võtate kas või puhtalt empiiriliselt Jungi kogutud teosed ette, siis te näete, et klassikalist psühholoogiat ja klassikalist psühhiaatriat on seal vähe, paar köidet. Enamasti on need teosed tegelevadki alkeemilised protsessidega, kultuurilise alateadvusega ja nõnda edasi, et Jung on väga variatiivne ja võib-olla ta sellepärast ka sobib ka hästi moodsasse ühiskonda, et ta ei klammerda inimese vaadet inimesele väga kindlasse sellisesse paradigmasse, et tema paradigmad on väga voolavad, et ka kõik tema põhimõisted muutuvad ajas, sest ta oli väga tihedalt ja väga pikalt kirjutav autor, et ta ju terve elu tegeles kirjutamisega. Ja kui me mõtleme kas või selle sama arhetüübi mõistele, see mõiste muutub tema loomingus mitmel korral ja just selle tõttu, kui palju ta süveneb klassikalisse filosoofiasse, oma mõttetraditsiooni, et mina soovitan Jungi tõesti kõigil lugeda, sest ta on isiksuse arengu üks kõige põnevamaid autoreid, keda mina olen lugenud ja Jung annab alati oma lugejale lootust, et iseendaga on võimalik tööd teha ja inimene väärib endaga tööd tegemist. Ma ka mõne sõnaga räägin, kuidas ma ise sattusin Carl Jungi juurde. Ja kui ma asusin psühholoogiat õppima, siis meie grupis Tartus oli üks Jungi seltsi liige ja tema soovitas mulle ühe soomekeelse raamatu. Eesti keeles oli selle jaoks ilmunud Jungist ainult see ufode raamat, mida ma ka olin lugenud, millest ma ei saanud mitte midagi aru. Mille Mati Unt tõlkis. Ja mis oli minu jaoks täiesti väga keeruline. Ja siis oli selline raamat, mis hiljem ka ilmus Eesti... Kas see Undi tõlgitud Jung oli kõige esimene? Tänapäeva müüt oli ja tundus väga huvitav ja ufod ja noorele mehele ikka tundub huvitav, aga täiesti läks kuidagi käest ära ja terminid samamoodi. Aga siis oli selline raamat nagu Mõtted, uned, mälestused, mille ma sain soomekeelses käsikirjas. Ja see on nüüd ka eesti keeles olemas. Ja see on eesti keeles olemas. Ja siis ma teda hakkasin lugema ja ma lugesin teda lennukis ja ma mäletan, kuidas ma lennukiga lendasin kuskil Aasias. Ja lennuk hakkas maanduma ja 20 minutit oli maandumiseni ja mõtlesin, et ma ei taha, et lennuk maandub, et see oli nii huvitav ja nii põnev ja ta nii meeletult haaras mind. Ja see oli minu arust on see, ütleme, Jungiga tutvumiseks see Mõtted, uned, mälestused on kõige parem raamat. Et kui ma nüüd seda 4 arhetüüpi enne tänast ka uuesti üle lugesin, siis sellel on, ma kujutan ette, seda peaks lugema siis, kui ülejäänud Jung on loetud, sest see läheb väga, väga keeruliseks ja spetsiifiliseks. See oli päris jah, see kohati oli ta väga läbitungimatu. Ja ma tooks nagu võrdlus, et see on sama, kui hakata lugema Ken Wilberit integraalsest psühholoogiast. Selle asemel, et alustada kõiksuse teooriast või kõiksuse lühilugu. Et täna me ilmselt jõuame ka arhetüüpide teema juurde, siis arhetüüpi juurde ka Jung jõudis oma 20-aastase nii-öelda mõtiskluse tulemusena inimolemusest ja kus siis eelnevad on kõik etapid alates egost ja persoonast ja varjust ja animast, animusest, kollektiivsest alateadvusest, et see on tegelikult tema kõige sügavam kiht, millest tegelikult ei tohiks nagu alustada. Et see on sama, kui võtta ette romaan, kui oled alles tähed selgeks õppinud. Et see on hästi pikk protsess. Aga kui Jungist... See natuke tõstab mu enesetunnet praegu. Mul tekkis tõsine hirm, kui ma sain aru, et sul teised on veel nüüd põhjalikumalt läbi töötamata. Aga kui nüüd Jungi juurde minna ja tema ajaloost, siis jah, ta oli pastori perekonnast pärit, aga toome ka natuke selliseid huvitavaid fakte, mida talle endale ei meeldinud ja mis tõenäoliselt ei ole ka tõsi, mis siis perekonna legend rääkis seda, et olevat olnud Goethe lapselaps. Et äkki tema geniaalsus on tulnud ka eelnevatest põlvkondadest. Et ei ole üldse nagu välistatud. Ja teiseks peab kindlasti tema kohta ütlema, et ta oli omamoodi ka müstik, selles mõttes, et tal olid endal hästi varakult olid kogemused. Kuna kuigi ta isa oli pastor, siis ta kirjeldab oma raamatus, mismoodi ta käis
isa jumalateenistusel ja sai aru, et seal mitte midagi ta ei tunne, kasutab ainult sõnu. Ja tal endal oli kuskil 15-16 eluaastal väga sügav müstiline kogemus, mis teda tugevalt nagu mõjutas. Ja Jungi psühholoogia kohta võib öelda seda, et ta on mikspärast on marginaliseeritud minu arust väga lihtsal põhjusel, kuna tema psühholoogia sisaldab, ma nimetaks nii-öelda mateeriast väljaspool oleva vaimu või vaimse dimensiooni olemasolu. Et psühholoogia on ju praegusel hetkel, põhimõtteliselt on nagu keemia, eks, ja keemia, võib öelda, et keemia on omamoodi füüsika ja füüsika on omamoodi matemaatika, eks, nii et sellist nii-öelda mingisuguse dimensiooni olemasoluks ruumi ei jäeta, aga on 3 psühholoogia aru, kus see on olemas, on siis nii-öelda Jungi psühholoogia, teine on siis Roberto Assagioli psühhosüntees ja 3. transpersonaalne psühholoogia. Ja oma sissejuhatuse lõpetan selle samas... Kelle sa paneksid sinna transpersonaalse psühholoogia selliseks, nimetasid siin? Transpersonaalse psühholoogia puhul on ikkagi, Ken Wilber on seal üks põhilisemaid, kuigi ta nii-öelda kaugenes viimasel ajal. Seal on ka siis see spiraaldünaamika ja mitmeid erinevaid selliseid voolusid. Tal ei olegi ühtegi keskset nime praegusel hetkel ja ta on ka natukene alla käinud viimasel ajal, et puudub selline ühtne terviklik raamistik. Nii, aga ma noppisin siis eelmisest vastusest üles sellise sõnapaari, mida võiksid hakata argnema ja võib-olla läheme siis ajas nagu tagasi. Saksa klassikaline filosoofia, selle mõju Jungile, palun ole hea, Ivar. Nii üldiselt, kui seda saab öelda, et tõesti Jungi on tõesti peetud 20. sajandi müstikuks ja mida ta ka kahtlemata on ja need samad teemad nagu vaim või see kaist või sellega on ju tegelenud Hegel ja Schopenhauer ja Jungi tegelikult psühholoogia on väga ju Schopenhauerlik. Et need juured on et isegi kui Jung ei viita nendele saksa autoritele otseselt, siis need on tema kultuuri osa, see on tema kasvukeskkonna osa. Ta on neid nii palju sisse lugenud ja oma teostesse sisse kirjutanud, et väga raske on tihti aru saada, kust lõpeb tema enda mõttekäik, kust algab siis mõne klassiku käik, aga Jungi puhul tõesti on see, et ta oli äärmiselt lai, et me ei saa teda ainult killustada Euroopa mõttelooga, et ta tegeles ju juudi kabalaga ja selle Zohariga ja ta oli niivõrd lai Hiina ja India mõttelooga ja ma arvan, et ta jätkab tegelikult ju Goethe otsingut selle sama igavese isiksuse olemuse otsingut, mida me loeme Faustist, et mis see niinimetatud isiksuse otsing on ja lõppude lõpuks ju Jung ei olnud ju filosoof ja selles mõttes, kui vaadata tema, et ta ei ole väga järjekindlalt lähtunud, näiteks kui vaadata Kanti mõju temale, siis tõesti võib öelda, et sellise isiksuse psühholoogia Lääne-Euroopa mõtteloos loob ju Kant oma praktilise mõistuse kriitikaga, kus on need isiksuse igavised kategooriad, mida ta analüüsib aga Jungi eesmärk oli ju luua oma teooria, oma vaade ja ta ei jäbene, mida ma olen alati rõhutanud, et Jung võtab ka isiksuse analüüsi näiteks nägemused ja visioonid, mida ta ju ei eita, et seesama, et isiksuse otsing ei ole verbaalne ega keeleline ega ajalooline, vaid see võib olla nägemuslik või see võib olla hetkeline, et sa võid ka isiksusena täiustada nii, nagu saksa müstikud olid, et need valgusosad võisid su seest välja tulla mingi müstilise kogemuse osas ja teatavasti meister Eckharti tekstides ongi ju need valguse osad moodustavad isiksuse ja Jungi puhul me näeme ka isiksuste osade laenud põhinevadki ju saksa müstikalt, aga Eestis on väga väike teadlikkus meil üldse sellisest klassikalisest saksa müstikast või sõnamüstikast või kogemuse müstikast ja et neid tekste tasuks ka ennem Jungi maailma sisse astudes täiesti lugeda, et Jungi selline terviklik ja mind on teda alati paelunud tema teatud selline piiride vabadus. Et kui ta vaatleb inimest, on näha tõesti seda, et väga tihti ta koperdab selliste keelelise maailmale omase piiratusega, et ta ei saa väljendada seda, mida ta tahaks väljendada oma teostes. Et kas või see sama ahretubi mõiste on, pärineb ju tegelikult algkristlikelt kirikuisadelt, algul see tähendas Jumala pilti inimese sees. Arhetüüp, Jumala pilti inimese sees. Püha Agustiinuses. Ja Agustiinuse teosed olid talle samuti äärmiselt oluline, sest kui me mõtleme, kus see isiksuse otsing lääne kultuurist peale hakkab, siis see ongi Agustiinuse pihtimused.
ehk see, et ma räägin iseendast. Hiljem ju Petrarca hakkab seda kordama, aga Jung ju loeb väga põhjalikult Augustinuse tekste ja just seesama pihtimused, mis on ju ka eesti keeles olemas. Et see on tegelikult ju esimene selline tõsiselt võetav isiksuse analüüsi teos üldse. Seni räägiti vaimust, räägiti hingest, räägiti vormidest, kui me mõtleme Platonile või Aristotelesele või mingist eetilistest voorustest, aga kus inimene kõneleb iseendaga iseendast ja oma siseängidest, see saab ju alguse Augustinuselt. Ja on selge see, et Jung tabas sealt ära mingi väga selge telje, et just seesama, et kui isiksuse analüüsi osas, et kui avatud me tegelikult endale oleme ja see vaim peakski, kui me mõtleme kas või Hegeli vaimukäsitlusele, siis vaim on tegelikult alati ju konfliktne, ta on inimese sees konfliktne, et seda igavest rahuseisundit vaim tihti inimese sees ei võimaldagi, aga Jung just seda otsibki, seda igavese rahuseisundit, sest selles dialektilises protsessis või Jung mainib seda alkeemiliseks protsessiks, toimubki lõhustumine vastandite omavaheline võitlust, et kui me vaatame Jungi ühte põhimõistet nagu loovpinge, et just selle loova pingega saavutataksegi selline psüühiline terviklikkus või iseosade terviklikkus. Alar, sa oled teinud seal märkmeid, kas sa võtad ise mingi niidiotsa üles või mulle jäi kõlama praegu see sõna, tema visioonid ja asjad, mis on ka psühholoogias öeldakse, et alateadvus räägib piltidega. Et minu arust me tänapäeval liiga tähtsustame üle mõtlemist ja sõnalist ja verbaalsest mõtlemist. Ja selle koha pealt oli ka, Jung teeb hästi selgelt alateadvusega töö psühholoogiasse sisse ja see on eelkõige töö piltidega. Mis on siis see kiht, mis on mõtete taga. Et siit hakkame võib-olla jõudma siis sellise Jungi teooria olemuseni. Kas juba meil unenägudes vahel? Absoluutselt, et kui minna nagu unenägude juurde, siis on öeldud, et unenäod on kiri meile meie alateadvuselt. Aga me oleme mugavad ja laisad ja me ei hakka seda läbi lugema, selle asemel, et üldse teda avada. Et me ei taha nagu endaga ise tegeleda. Et see oli esimene niidiots, mis mind nagu haakis. Et kas me võime ka võtta natuke lahti selle Jungi isiksuse struktuuri, mida ma mõne sõnaga nagu ütleks. Ma küsiks enne vahele seda, et siin räägitakse teadvustamatusest, eks, see on see unbewusste on see, eks ole, saksa keeles. Ja siin ta ühes kohas isegi siis eristab, ütleb, et teadvustamatuse tõlkimine alateadvuseks on et kuidas see tõlketraditsioon meil üldse on, et me räägime niimoodi automaatselt alateadvusest, aga kultuuriliselt on meil nagu selge, nagu alateadvus on meie süvastruktuurides hästi arusaadav, aga kindlasti ei saa seda nimetada alateadvuseks, jätab mulje, et on allpool. Just seda ja küsimus on selles, et see alateadvus mõjutab meie tegevust palju rohkem, kui me arvame, et see on kogu meie tegevuse aluseks, et kust tuleb üldse energia, kust tuleb mis on mõtete tagamaad. Et see kohta öelda, et on nagu alateadvus all ülemine, et see on nagu vale. Nii et teadvustamatus oleks ikkagi vist parem ta tõlkeliselt on korrektsem, aga ta ei kõla nii hästi. Mõista tihti seda, et see rahvakeelne alateadvus paneb nagu selle mõistmisprotsessi paremini tööle. Pigem peab kasutama alateadvust ja juurde tooma selle sama jutu, mida me praegu siin räägime, et alateadvus ei tähenda, et on allpool, sest me automaatselt niimoodi kohe selle sõna all paigutame kehvemaks, aga ta ei ole halvem. Aga unbewusste on see originaal, eks ole, saksa keel. Ja näiteks Jungi puhul ka, kui me räägime nõnda nimeta alateadvuses, siis see ei ole ju negatiivne mõiste, kui Freudil oli see selline koledate asjade kolikamber, siis Jungi jaoks on see lai maailm ja positiivne, kus on tõesti kõik kujundid, ettekujutused religioonist ja jumalast ja et see on selline suurepärane maailm, see alateadvuse maailm, et sellega tuleb tööd teha. Tooks lihtsalt juurde, et Assagioli on erinevalt Jungist ka sama teemaga tegelenud, tema on ju välja toonud veel madalam alateadvuse ja kõrgem alateadvuse. Et madalam alateadvus on seotud igasuguste negatiivsete emotsioonidega, hirm, häbi ja sellised, ütleme, mida inimene tahaks eemale lükata. Ja kõrgem alateadvus on teaduses olevad intuitsioon ja inspiratsioon, loovuse lätted, mis samamoodi on alateadvus, et järsku inimesele voolab sisse võime hakata luuletusi looma. Alateadvus siis sellega teadvustamatus. Ja teadvustamatus, jah. See on nagu huvitav, ma arvan, see on oluline siukene
on asi, millele see Assagiolil on selline ilus ümmargune munakujüline diagramm, kus siis keskel on nii-öelda see ego, et see on see, kes ka meil siin praegu nagu jälgib seda maailma, teadvustab seda, mis on, ja see on siis kaetud omaette jälle nii-öelda persoonaga, mis siis on see, mida me mängime rahvale, meie praegu oleme, eks ole, need nii-öelda esinejad siin, eks, aga see tegelikult ei ole ju meie ise, et see on hästi meie väikene osa. See persoona kui mask. Et selline inimese lahti kirjutamine või lahti mõtestamine on juba päris kaua olnud ja mulle väga meeldib just see Jungi puhul, et ma leian nagu enda juures neid samu osasid. Et kui sa loed seda kõike teoreetiliselt, igaüks ütleb, et jah, mul on vari, et mul on negatiivsed omadused, aeg-ajalt ma vihastan, ja ta ütleb seda nii-öelda rahulikult, ta tegelikult ei tunneta seda läbi. Et kõik need tema isiksuse osad, nii-öelda alates see persona, mis on suhteliselt lihtne aru saada, eks, et inimene kui näitleja, neid on lihtne enda juures tunnetada. Aga ainult selline nii-öelda teoreetiline lähenemine jääb hästi kuivaks ja ma arvan, et enamus psühholooge sellepärast Jungi ei mõistagi, et nad ei ole enda sees niivõrd sügavale läinud. Ja kui ma see veel juurde toon ühe oma enda mõtiskluse, kui ma nii-öelda Jungiga hakkasin tegelema ja uurisin nagu psühhoanalüüsi ja sellise nii-öelda süvateemasid, mis mul on väga olulised, nimetame süvapsühholoogiaks, siis ma avastasin, et inimesed ja psühholoogid, kes endaga tegelevad, elavad keskmisest kauem. Et Jung elas 86-aastaseks, Viktor Frankl oli vist 95, Lööven oma laagrikogemusest. Ja täpselt, ja Lööven oli, vist oli 100-102 bioenergeetika looja ja minu enda hüpotees, see on niisugune natuke võib kummaline tunduda, on see, et inimesed siis lahendavad ära oma psüühikas olevad pinged, sest tavaline inimene moodustab mingisuguse probleemi ümber mingisuguse kihi, ta ei taha seda teada, lükkab selle alateadvusesse, ületeadvusesse, teadvustamatusesse ja selle all on kogu aeg energia, mis takistab teadvusse tulekut, sest see on negatiivne tunne. Inimene ei taha ennast tunda. Aga nemad teadlikult on nii-öelda tegelenud iseendaga ja selle tulemusena on see psüühikas olev pinge ära lahenenud. Miks pärast üldse mehed surevad varem kui naised? Ikkagi selle sama asja pärast, et nad ei tegele ega lahenda ennast. Nii et mulle tundub, et psühhoanalüüs ja enesega tegelemine on hästi-hästi oluline. Samas on maailmas ikkagi hetkel suundumus sellest eemale, nii-öelda see behavioristliku ja keemilis-füüsilise maailmapildi suunas ainult. Aga sa pakkusid välja, et me vaatame see Jungi sellise mõtteraamistiku põhimõisted, aga enne kui me sinna läheme, ja ma arvan, seda tuleks kindlasti teha, noppisin see üles sellise sõnapaari nagu müstiline kogemus, et mida me müstiline maailmavaade, saksa müstikud, Meister Eckhart, et prooviks, müstiline ongi ilmselt see, mis ei allu hästi defineerimisele, see on ilmselt, aga üritame sellele sõnapaarile mingi sisu taha praegu mõtelda järgmise ringiga. Jah, et minu arvates on ka kogemus üks kõige keerulisemaid mõisteid üldse filosoofia ja psühholoogia ajaloost, et alates Platonist kuni Kantist, kes räägib puhtast kogemusest, aga müstiline kogemus, see kui Eckharti tekste vaadelda või Jungi tekste, siis on selge, et see on teatud hingeosade vabanemine, võib öelda kõige lihtsamalt. Müstiline kogemus teatud hingeosade vabanemine. Ja kas ta vabaneb seal näiteks, kui me mõtleme Jakob Böhmine, kes oli ka saksa rahvusmüstik, et temal näiteks see vabanemine toimus tulejoana, et ta tundis, et tema seest väljub tulejuga. Ja Jung ju kõiki neid müstikuid, keskaja müstikuid uuris, aga müstiline kogemus on ju ka William Jamesi, minu teada eelmine saade teil oligi ju usulise kogemuse mitmenäolisusest, et see kogemuse struktuur, et näiteks William Jamesi kogemuse struktuur pärineb ka ju puhtalt tegelikult Kanti puhtamõistuse kriitikast, et see on üks kättesaamatu mõiste üldse filosoofia ajaloos, sest selle sisud on kultuuriliselt täidetud. See tähendab, et iga ajastu kultuuri inimesed verbaliseerivad seda kogemuse mõistet täiesti erinevalt, sest see kogemus on nii kultuuripraktikad, nii keelepraktikad, seal on ka puhtad kognitsioonid, mida inimene ei tunneta, vaid mis on puhtad ajutegevuse tulemus. Aga on näha, et kui vaadelda seda kogemuse mõistet kas või puhtalt literatuurselt, siis on näha, et müstikute jaoks on ta hingeosad, ratsionalistide jaoks on see kogemus see, mis eristab väga selgelt seda mõistusraatiot ja nõnda edasi, et see on väga ajastukeskne ja seda kirjeldatakse ajastukesksete mõistetega. Jung ju eraldi kogemuse kohta raamatut ei kirjutanud, sest see on niivõrd keeruline teema, et kui me vaatame kas või Jamesi kuulsat teost, siis seal on näha, et ta ei seleta lahti kogemuse struktuuri, vaid ta uurib eelkõige seda, kuidas inimesed kogevad.
just see küsimus, kuidas indiviidid kogevad kogemust. Et seal on näiteid sellest, et no vahel ma olen imestanud, et kui ma loen William Jamesi tekste, et näiteks ta uuris äärmuslike usurühmade usulisi kogemusi, käis kogudustes, luges ekstaatiliste koguduste liikmete traktaate, et just näha, et kuidas see kogemus väljendub, sest abstraktselt seda kogemust lahti võtta on äärmiselt peentöö ja see on väga kultuuriliste sisudega täidetud ja nõnda edasi, aga see on äärmiselt, selles mõttes äärmiselt põnev teema, et me näeme, et kuidas me kohe, et seda kogemust on ka palju tõrjutud, et me räägime keelest ja kõik, mis keelelisse maailma ei mahu, üldjuhul kukub teaduslikust pildist välja. Et kui kas me mõtleme ka Uku Maasingu kogemustele, Uku Maasingu teostele, siis ka tema püüdis saada kogemust just keelevälisest maailmast, et saada keelest lahti, sest keel piirab. Keel piiras Jungi, keel piiras saksa müstikuid, et jah, ühes mõttes keel aitab kommunikatsioonis olla, aga kogemuse osas ta pigem piirab ja hägustab, et nõnda edasi mõeldes. Siin koha peal ma natukene kasutaksin spikrit, sellepärast ma olen kunagi müstilise kogemuse kohta teinud üks 10 slaidi, kus mul on siin mõned ka nii-öelda definitsioonid ja asjad. Ja see oli minu jaoks hästi huvitav teema. Et esimene, kes sellise müstilise kogemuse psühholoogiasse tõi, oli siis Maurice Bucke, Kanada psühhiaater, kellel endal oli täiesti erakordne kogemus ja ta on siis püüdnud selle ära sõnastada ja ma proovin selle nii-öelda soenduseks ette ära lugeda. Muide, tema raamatut, mis ilmus möödunud sajandi lõpul, avaldatakse siiamaani välja, et 2009 mis ta nimi oli? Maurice Bucke, 1837–1902 olid tema aastad. Ja tema kogemus oli siis järgmine. Indiviid tunneb äkitselt, ilma igasuguse hoiatuseta, et ta mässitakse leeki või roosavärvilisse pilve. Või siis on see pigem tunne, et ta mõistus on täidetud hägusa pilvemassiga, millega kaasneb ülevoolav rõõmu, kindluse, triumfi ja pääsemise tunne. Edasi nägi ja teadis ta, et kosmos ei ole surnud mateeria, vaid elav olend, inglise keeles living presence, et inimese hing on surematu, et universum on nii ehitatud ja korraldatud nii, et ilma ühegi kahtluse varjundita kõik töötab kõigi heaks, et maailma alusprintsiibiks on armastus ja et igaühe õnn on pikemas perspektiivis täielikult kindlustatud. Ja Maurice Bucke ütles, et ta õppis nende mõne sekundi jooksul, mil valgustus kestis, kuigi ta kestab tavaliselt kuskil kuni 30 minutit, on selline erakordne kogemus. Et ta õppis rohkem kui kogu oma õpingute jooksul. Ja ta õppis seda, mida üheski koolis ega stuudiumis ei õpetata. Et see on pigem, minu jaoks on selline koht, kus nii-öelda tunde ja mõtte struktuurid saavad täielikult kokku. Ja siin koha peal äkki ma toon siis välja ka see William James, kes siis on selle müstilise kogemuse toonud ikkagi sellisesse, ütleme, psühholoogiasse rohkem, sest Maurice Bucke'i praktiliselt keegi mitte eriti ei tunne, siis tema tõi välja 4 sellist omadust, mis müstilise kogemusega kaasneb. Esimene on see, et ta on sõnadega väljendamatu. Et ükskõik, mida me sõnastame, siis seda ei ole võimalik nagu väljendada. Nii nagu ütleme ka armumise korral, et mida me ütleme, et liblikad lendavad, mis tegelikult ei ole kindlasti olnud see, mis tegelikult toimus. Nii et seda ei ole võimalik teistega jagada ega edasi anda, vaid seda on võimalik kogeda ainult vahetult. Teiseks ta ütleb, et see on selline tugev seos on tal teadmistega. Ta nimetab noeetiline kvaliteet. Et sellel on selline teadmise aspekt, milleni mõtlev intellekt ei jõua, aga mis sa nagu sisemiselt väga selgelt saad aru, sest see on nagu, ta tuleb ikkagi teadmisena sulle. Ja sa tead, et see teadmine on nagu õige. Et see on nagu tõe kriteerium tuleb juurde. Kolmas omadus on siis lühiajalisus, et ei ole võimalik, et müstiline kogemus kestab aastaid, võib-olla, ma ei tea, India valgustunud on selles seisundis, et ta on ikkagi kuskil pool tundi, poole tunniga ta läheb ära ja siis inimene, see on niivõrd tugev kogemus, et sa ei saa seda eitada ja siis sa tahad aru saada, mis nagu toimus ja hakkad sellega tegelema ja püüad seda uuesti kogeda, mis muidugi nii lihtsalt ilmselt ei toimu. Ja 4, mis ta ütles, on müstilise kogemusega seotud passiivsus, et sa ei saa seda tahtega esile kutsuda, sa saad küll kaasa aidata, võib-olla meditatsiooniharjutustega, joogaga, psühhedeelikumid annavad suhteliselt sarnase kogemuse, on isegi uuritud neid asju, kuigi ta on, psühhedeelikumidega on ta natukene nõrgem.
et psühhedeelsete ainete puhul on see veendumus sellel hetkel kindlasti, et sa oled selles absoluutselt müstilises kogemuses. Aga need, kes on nagu mõlemad kogenud, ütlevad, et müstiline kogemus on tugevam. Et müstilise kogemuse puhul siis selline keemiline muutus toimub sinu sisemiselt, teisel puhul tuleb ta väljaspoolt ja mis hiljem kaob. Et see vahe on ja müstilise kogemuse puhul on see jälg tunduvalt suurem. Ja William James ütles ka, et mis selle müstilise kogemuse ja mis on ka psühhedeelikumide puhul, mis kaasneb, et mis on nagu positiivne, on see, et see viib inimese sellisesse esiteks ligimese armastusse, et sa hakkad teisi inimesi võtma samamoodi nagu sind ennast, et sa ei taju teisi enam vaenlastena. Teiseks, sinu hing muutub puhtamaks, et niisugune hingemõiste tuleb kohe juurde, et sa tahadki olla nagu parem inimene. Sinu vaim muutub kindlamaks, sa saad aru, et sa liigud õiges suunas. Ja loomulikult ka asketism, niisugune askeetlikumaks muutud, et sellised nii-öelda igapäevased naudingud ei oma enam nagu tähendust. Et see on selline nii-öelda William Jamesi poolt toodud müstilise kogemuse tunnused. Hiljem on siia veel juurde toodud, ma mõne sõnaga, kui see juba teemaks on, ütlen ära, esiteks kaob ära subjekti ja objekti vastuolu. Et selline duaalne maailm kaob ära, et see absoluutselt kõik on ühtne tervik. Ja see on nii-öelda ka tunnetuslikult. Ozeanisches-Gefühl on see saksakeelne väljend selle kohta vist. Absoluutselt, jah, ja sellega kaasneb ka positiivse õnnetunne, sest need kihid, mis meid kogu aeg erinevates suundades kisuvad, on järsku ära lahendatud. Et sa näed seda kõike ülevalt poolt, ma sõnastaks nii, et sa lähed mõtete taha. Et sealt, kus nii-öelda mõtted pärinevad ja kus lähevad nii-öelda erinevates suundades mõtted, et sa lähed selle taha ja sa oled selle kihiga nagu ühenduses. Teine asi on aeg ja ruum muutub, loomulikult selline, ütleme, minul on olnud ka ayahuasca kogemus Brasiiliast ehk psühhedeelikumidega, mis tähendabki seda, et selline aeg muutub nii-öelda igavik ja hetk ja kõik muutub täiesti absoluutselt üheks. Et see on nii-öelda erakordne siin ja praegu tunne, et ma olen siin ja see ongi universumis kõige tähtsam. Et jooga järgi isegi öeldakse, et minevikus ja tulevikus elamine on hulluse märgid. Et kui me elame minevikus, me ei saa seal ju kunagi midagi muuta ja elame tulevikus, mida me ei tea, et ainukene hetk on siin. Aga müstilise kogemuse see siin on absoluutselt. Et praegu ma mõtlen, et ma tahaks siin olla näiteks, eks. Aga siis sa selle peale ei pea mõtlema, siis ta on lihtsalt. Loomulikult siis on toodud välja, et väga sügav positiivsus ja õnnetunne, et seesama selline negatiivsus ja siuke nagu valu, mis siin maailmas palju on, see on täielikult kadunud. Lisaks on objektiivsus. Et selline süvaveendumus, et see kõik on absoluutselt õige, sa ei saa seda eitada, sest sa järsku sa tead, nagu sa tead, et ma olen praegu siin olemas. Ja loomulikult kirjeldamatus ja veel hästi oluline on isiksuslik muutus. Tähendab, kui sa oled müstilise kogemuse läbi käinud, siis sul ei ole võimalik tavamaailma enam tagasi tulla, see ei ole võimalik. Muidugi müstilist kogemust on jaotatud veel erinevalt, on nii-öelda väljaspoole suunatud müstiline kogemus ja sissepoole suunatud müstiline kogemus. Väljapoole suunatud müstiline kogemus on see, kui sa tunned, et sa oled loodusega üks, kuskil järve kaldal ja siis on kogu see nii-öelda ümbruskond muutub sinu jaoks erakordseks, see päikese loojang ja tõus. Selle kohta mõnest Eesti kirjanduses, järve lugu tuletas mul mõnest Eesti kirjanduses üks paremaid müstilise kogemuse kirjelduse niivõrd, kui see on verbaarselt kirjeldada, on vast Jaan Kaplinski Seesama jõgi on üks lõiguke. Ja selle müstilise kogemuse veel öelda, et müstiline kogemus toob kaasa ka eetilise puhastumise ja mida muidugi keskaja müstikud ja näiteks ka islami müstika on ju kraadi võrra veel kõrgem kui lääne müstika, on ju see, et nägemused muutuvad elu osaks. Et kui te mõtlete kas või Muhamedile, kes sai Koraani ju nägemustena, et kui meie lähete, esitate ülikooli diplomitöö ja teatate, et te olete saanud selle teema nägemustena, kui tõsiselt seda võetakse, aga see oli ka tõesti selle eetilise puhastumise üks eesmärk oli saada sisemiselt puhtaks ja selle tõttu ka seda müstilist kogemust kutsuti esile, kas palve või askeesiga, mida iganes, aga me näeme, et see müstiline kogemus on kultuuri universaalne, et on islami müstikat, on India müstikat, Euroopa müstikat, nõnda edasi, et selles mõttes, et ta on ka kultuuri universaalne. Nii, aga tõmbame siin võib-olla selle müstikale joone alla, et me liiga selliseks laiale ei valguks, et tuleme sammukese tagasi ja siit käis läbi. Ma huvi pärast küsin vahel, ma ei tea jungist palju, et kas, see on lihtsalt vaheküsimus, kas te olete rohkem kas ta Toomas Manniga on mingit kokkupuudet olnud, sest ma hakkan vaatama Schopenhauer, Nietzsche,
tihe side oli tal Hermann Hessega. Ta oli Hessega pigem. Hermann Hesse, ma nüüd ka viimases oma loengus käsitlesin neid uusi allikaid. Hermann Hesse teosed on tegelikult ju kõik jungiaanliku struktuuriga, eriti kui te loete Hermann Hesse Siddhartat, mis on ju tegelikult puhtalt isiksuse vabanemise teos. Hermann Hesse oli minu teada Jungi juures psühhanalüüsis. Ta oli algul Freudi juures ja siis Jungi juures ja võt öeldagi, ma olen lugenud nagu, et kui Freudi juures ei saanud ennast vabaks rääkida, siis Jungi juures sai, ja ta on säilinud ka kirjavahetus, aga seda ei ole avaldatud, aga on üks Hispaania uurija Serrano, kes on kirjutanud monograafia, uurinud just Jungi ja Hesse suhteid. Aga ma arvan, see on täiesti tuleviku teema, sest tegelikult ju kõik Hesse romaanid, neid nimetatakse tragöödilisteks sonaatideks. Ja seal keskmeks ongi ju isiksus, Hermann Hesse isiksuse, tegelaste isiksuste struktuur ongi nii, et nad on algul väga katkised, kui te mõtlete sellele Stepihundi peategelasele, seal on tugevalt kliinilise depressioonile omased tunnused, selline negatiivne sissepoole tume maailm, mis on seotud just sellise varjumõistega, kus on väga palju ängi, sellist põlvkondlikku muret, et see on hästi põnev teema, Hermann Hesse ja Carl Gustav Jung. Ma ei tea Toomas Manni osas, sest me peame arvestama, et Jungi väga paljud kirjad ja dokumendid ei ole tänaseni avaldatud, et uurijatel ei ole kõik materjali kätte saada. Peaaegu üle 15 000 dokumendi on jätkuvalt suletud ja me ei tea väga palju see tasandeid, mis muidugi Euroopa kultuuriruumis, aga ta oli väga laialdase kirjavahetusega inimene ja väga tihti inimesed ei väljendagi oma teoreetilisi või neid tõelisi kogemusi mitte oma teostes, vaid just kirjades, erakirjades. On sul selles suhtes lisada midagi? Ka mina tean, et Toomas Mann oli igas psühhanalüüsi käinud, aga oli siis Jung või Freud on nagu praegu raske esimesed hetkel mälust võtta. No ma tean, et Mannil olid tohutud äärmiselt suured Schopenhaueri mõjud. Ja Nietzsche samuti. Ja Nietzsche jungiaanliku maailma ei saa ilma Nietzscheaanliku maailmat üldse vaadelda, sest see on ju tegelikult ju mäss loogose inimese vastu, mida Nietzsche tõstatab oma teostes ja Jung edasi jätkab. Aga teemegi siit võib-olla Nietzsche juurest veel sammu tagasi ja Kanti puhta mõistuse kriitika käis siit nagu läbi, on juba paaril korral käinud, et üritaks siin mingi silla luua nüüd Jungi ja Kanti vahele. Eile just vaatasin, et mida Kant ütleb vahdetüübi kohta, et tema väidab, et on kujund, mida intuitsioon tajub ja loob, et seesama taju ja intuitsioon on ju ka puhta mõistuse kriitika keskne teema, aga juba see raamatu pealkiri ütleb seda, et kas on olemas puhast kogemust, mis on puhas kogemus, kui palju meie meeled üldse tegelikkust vahendavad, kui palju see tegelikkus on tõeline, kuidas me seda tegelikkust tõlgime, et see on tõeline kahju, et seda suurt teost ei ole eesti keeles olemas, sest see teos loob terve rida mõisteid, filosoofilisi mõisteid, mida eesti keeles täna ei ole. Aga jungiaanliku ja freudistliku maailma ikkagi ilma Hegeli Kantita mõtestada väga raske, sest need on niivõrd tihedalt seotud keeleliselt tähendusmaailmad, aga Kant vääriks täiesti eraldi käsitlust, sest tal on nii ajalooline vaade inimesele, tal on ühiskondlik vaade inimesele, aga siis ka puhtalt selline näiteks kas või mõiste objektiivsus, me räägime tihti objektiivsuses, põhineb ju tegelikult tuleb Kanti teostest, sest Kant oli esmakordselt, kes eristas niinimetatud loomulikku objektiivsust ja distsiplinaarset objektiivsust, et kui me räägime teaduslik tõde, siis me räägime alati, et see on distsiplinaarsest tõest või distsiplinaarsest objektiivsusest lähtuvalt selle distsipliini sees kehtestatud uurimisreeglitest moodustab see objektiivsus. Aga Jung muidugi objektiivsusega ei tegelenud, et teda tõesti see subjekti küsimuse, et ka subjekt on Kanti filosoofias keskne mõiste ja on ka Hegeli filosoofias keskne mõiste. Mis on subjekt, kuidas moodustub subjekt, Jung kasutab siin isiksuse mõistet, aga ennem seda ju kõneles Euroopa mõtteruum ju subjektist. Et nende alaosade läbimõtestamine, et kuna meil ei ole neid tõlkeid ilmunud, siis ka on väga raske keeleliselt väljendada, sest eesti keeles puuduvad terved suured mõistemaailmad. Me ei suudagi konstrueerida lauseid tänu sellele, sest puudub selline
tekstid puuduvad, alustekstid puuduvad ja siis selle tõttu ka keele laienemist ei ole toimunud, et Jungi puhul see ju, tema jaoks olid need tema kultuuriruumi tekstid, ta luges seal, kui me mõtleme kas või Goethe mõjule, et Goethel on ju ka isiksuse otsing on ju kogu loometelg, et see isiksus, see tuleb ju ka renesansi. See on see Bildungromaan, mis on saksa jah, näiteks ka Hegeli teoseid nimelt, Hegeli peateos loogikateadus, seda ka nimetatakse Bildungromaanina, seda tulekski lugeda, seal ju kesksed teemad ongi olemine, eksistents, ta loobub sellisest arvu loogikast ja räägib subjekti loogikast. Aga subjekt on ka keskne mõiste psühhoanalüüsis, olenemata see, et need keelelised mõisted, millega subjekti määratletakse, on väga-väga palju muutunud. Et selles tähenduses, jah. Kant, puhas kogemus. Et võib-olla siit on samm minna edasi selle, võib-olla me saame siit natuke arhetüübile lähemale, sest see küsimus, et kas on olemas puhast kogemust ja nii vähe, kui mina Kantist aru saan, ütleb, et ei ole, et meil on sees juba olemas mingid a priorsed tõlgendusskeemid, et sellel põhineb ka Jung põhimõtteliselt, mis ta ütleb, et kuigi me sünnime, peaksime olema nagu tabula rasa, nagu mõni on välja pakkunud, siis tegelikult ikkagi selline kollektiivne meie eellaste mälu on meiega nagu kaasas. Keha on ju tohutu informatsiooni säilid. Ja kuidas need näited on, et isegi tehtud kes kanapoegadega, kes sünnivad ja siis lastakse vari üle ja ilma, et oleks ühtegi röövlindu näinud, hakkab reageerima. Et see on siis sellise arhetüübi aluseks, võiks seda nimetada, et Jungi jaoks on ju olemas, et meil on see teadvustatuse kiht, siis on nimetame alateadvus või teadvustamatus ja selle tal on veel kollektiivne teadvustamatus, kollektiivne alateadvus, mis ongi tema suurimaks panuseks psühholoogiasse. Ja kollektiivse alateadvuse elemendid on siis arhetüübid. Aga need arhetüübid on siis ilma sellise sisuta, nad on vormid ja igaüks paneb erineva sisu. Et kui läheme nüüd sinna, et kõige lihtsamad arhetüübid, eks ole, ema, et kes siis ema meie jaoks on, et ühe jaoks on positiivne, teise jaoks võib ta negatiivne olla. Et see sisu tuleb meile igalühel individuaalselt. Ta kõneleb ka arhetüüpide puhul ürgkujunditest, mis ongi need etteantud ideed inimese teadvuses, mis siis vallanduvad kultuuri taustal, et kui inimene eksisteerib kultuuris, et siis see kultuur väljendab need ürgkujundilised sisud, need võivadki olla teadvustamatud, keelelised, mittekeelelised, aga kui me mõtleme näiteks 3. sajandil ka kasutati arhetüübi mõistet, siis see tähendaski sisemist valgust algul. Ja siis ta liigub sealt edasi, et kirikuisade tekstide, just nende algkirikuisade tekstide uurimine on äärmiselt põnev maailm, eriti jungiaanlikus maailmas, sest ta kasutas väga palju 1. sajandi ja 3. sajandi kristlikke suuri tekste, et sealt ta sai, ja muidugi see ürgvormi mõiste tuleb ju Platonit, sest vorm on Platonikus filosoofias kõige olulisem mõiste. Mis on need arhetüüpide sisud? Need on juba teised, et seal need võivad tõesti eelvormid, need on teatud eelvormid, mida ta nimetab seal unenäod ja unenägude materjal, kui Freud nimetas lihtsalt, et on olemas unenäotöö ja unenäod ei ole ei endelised, siis Jungi jaoks unenäos olemine või rändamine, see ongi selline alateadlik materjal, millega saab tööd teha ja unenägude sümboolika, universaalsümboolika, individuaalsümboolika ja nõnda edasi, et aga nende eelvormide või ürgvormide sisud, need ongi kõik sellised alal, siis võib pärast avada, et aga me näeme, et mina ütleks veel juurde, et mulle väga meeldib, et Jung julgeb mõelda mõtteid lõpuni. Nagu öeldakse, et kui enamus probleemide allikaid inimesel on see, et mõtted jäetakse poolikuks, jõutakse selle kohta, kus on mingi vastuolu teiste mõtetega, kognitiivne dissonants, siis lükatakse kõrvale ja julgete mõtelda. Jung esitab ka küsimuse arhetüüpide päritolust, et kuidas need on arenenud, arvestades evolutsioonilist arengut, et millal nad tekkisid üldse ja mismoodi nad tekkisid ja kus nad asuvad. Muidugi ta ei anna nendele küsimustele vastuseid, aga need on tegelikult põhiküsimus. Ehk see põhiküsimus jõuab välja teadvuse olemasoluni, et kuidas tekkis teadvus, mis on tegelikult kõige sügavam küsimus, millele praegusel hetkel vastust ei ole. Et
et kui öelda, et ta on lihtsalt keemiliste neuronite produkt, siis mina kindlasti enda puhul sellega nõus ei ole, et ma olen ainult mingisugune aatomite elektronide kokkusattumine praegusel hetkel. Tema teadvuse kontseptsioon on ka selles mõttes ajalooline, kultuuriline, et ta tõesti usub ka seda, et teadvus on laetud sellisest ajaloolisest kultuurilisest materjalist, et see ei ole tõesti see ei ole ainult bioloogiline teadvuse käsitlus, kus tõesti teadvus on ainult nende intellekti ja mingite osade töösumma. Et see teadvuse probleem on ju ka saksa filosoofias suur küsimus, et kui Hegel räägib, et teadvus see tähendab eelkõige ideede liikumist ja mingisugust dünaamikat, et tema peateos ju vaimufenomenoloogia tegelebki ju küsimusega teadvusest ja see on ka siiamaani haaramatud. See, et ta on ära okupeeritud, see teadvuse mõiste kaasaja empiiriliste teaduste poolt on viinud selle teadvuse mõiste väga ühedimensiooniliseks ja Jung vaataski teadvust ju mitmedimensiooniliselt, et ta ei eita ju loodusteaduslikke vaateid, et seda ei saa kindlasti öelda, sest ta oma ettevalmistuselt oli ju meditsiiniteadlane ja ta tegi ju teadvuse assotsiatsioonikatseid, mis on ju klassikaline uurimussuund uurida teadvuse sisusi, et meil on tõesti andmestik olemas teadvuse sisude kohta, et mida see teadvus representeerib, mida ta esile kutsub teatud tajuprotsessidest, aga mis see teadvus kui tervik, see on tõesti siiamaani lahendamata, aga Jung vaatab seda väga mitmedimensiooniliselt ja ta ei eita ka neid teadvuse äärmuslikke kogemusi, mis on ju ka müstiline kogemus, on ju ka üks teadvuse kogemustest või väljendustest. Aga me näeme, kui palju on sõna skolastikaga see mõiste teadvus koormatud, näiteks filosoofia ajaloos, et samuti kättesaamatu mõiste nii nagu on inimene, et kõik sellised suured mõisted on täiesti tihti piiritlemata, me räägime nendest iga päev hommikust õhtuni, tundub, et iseenesest mõistetavalt, aga kui hakkame keeleliselt lahti võtma, siis mõistame, et oleme sattunud täieliku sellisesse mõistete ja tähenduste sohu. Minulle ka see teadvus pakub hästi suurt huvi, kui võib-olla isegi veel rohkem ma nimetaks muutunud teaduse seisundid, mille kohta on öeldud, et neid uurides on võimalik teaduse kohta rohkem teada saada. Aga minule just on huvi pakkunud muutunud teaduse seisundid, mitte need, kus inimene on natuke loll ja sassis, vaid pigem just nimetame ka müstilised kogemused, kus inimene tunneb ennast tervikuna, paremana ja kõrgemana. Et see on selline kõige huvitavam ala, sest kui me vaatame nagu inimese arengut, siis võib öelda, et me oleme arenenud ahvist inimeseks ja nüüd inimeseks peaks arenema üliinimeseks ehk jumalaks, et tegelikult me oleme ju poolel teel. Et me ei saa öelda, et me oleme valmis produkt praegusel hetkel. Et võib-olla sellised müstilised kogemused on see, mis võiks olla inimese normaalne seisund tegelikkuses. Et see inimese olek ei peaks olema ju ebamugavus, valu, peaks olema rõõm, õnn ja nauding. Et mulle meeldib selline lähenemine. On ju kaks erinevat seisukohta. Artur Köstler on öelnud, et inimkond on siis praegusel hetkel jõudnud ummikteele, et lõhe meie mõtete ja tunnete vahel kogu aeg suureneb. Et me teame, mida peame tegema, ei tee seda ja teeme seda, mida me teha ei tohiks. Ja inimkond on määratud väljasuremisele, sest see lõhe kogu aeg suureneb, nagu siin algselt oli öeldud, et mida me siin oleme teinud, eks tuumarelva, oleme loonud teemoni, kes me teeb kõike hävitada. Et Artur Köstleril on üks selline teooria, muidugi see on tingitud tema oma kogemustest siin selle sajandi alguses, aga teine on siis Aurobindo teooria, mis ütleb, et inimkond on alles oma lapse kingades. Et me oleme psüühiliselt nagu väike laps, kellele meeldib sõjamänge mängida ja relvastuda ja luurekat minna mängima ja siis kakelda naabritega ja asjad, et me oleme alles algusjärgus. Et see on 7-8 aastane, et meie inimkonna parimad ajad on alles ees. Et mulle selline teine teooria meeldib muidugi natukene rohkem. Kindlasti optimistlik on. Aga siin on üks, ma ei tea, lihtsalt küsida, et päris lõpus on üks lõik, millele ma olen 2 joont alla tõmmanud. Mina ei ole kuulnud sellisesse, isegi tea, kuidas ta hääldas, Paul Rodin või Radin ta kirjutatakse, et kas ta on prantsusepärane, et polnud varem kuulnud sellist tegelast. Et psühholoogiliselt nähtuna võiks väita, et inimkultuuri ajalugu kujutab endast suurel määral inimese katseta unustada oma muutumine loomast inimeseks, et see tundus olevat sihukene päris et see on selle muutumise käigus, ma arvan, on ju need arhetüübid ja kuidagi
kuidagi tekkida. No kas või see tsivilisatsiooni küsimus Jungi loomingus, mis on ju ka tihedad ahretüüpidega seotud nende kultuuriliste vormidega, et see sama UFO-fenomeni analüüs, et see on midagi nii meie kogemusest väljaspool, et see on ju, tänapäeva müüt on Jungi elu üks lõputekst. Ja see, et ta jõuab selline, et analüüsida objekte, nähtusi, mis on inimkogemusest või sellest meie tavapärasest mõistuslikust või kultuurilisest arusaamast niivõrd erinev. Et just see, et kuidas me mõtestame neid nähtusi elus, UFO-fenomen, nagu ta ütleb, kuulujutud UFO-de kohta, see, kuidas me verbaliseerime, et see näitab ka tegelikult peegelpildiga seda, et kuidas inimene seletab seda seletamatut, mis on tema enda ise osades. Sest lõppude lõpuks, kui mõelda Jungi alkeemilistele töödele, siis alkeemilises protsessis, kus toimub mädanemine, isiksuse lagunemine, uue isiksuse ehitamine, selle mõte on ju Jungil tegelikult lihtne, et inimene peab jõudma selle tõeliselt tarkade kivini. Avastama selle tark, ta ei defineeri, mis seda, et kui me vaatame ka keskaja alkeemia, mis on ju tegelikult ju ka müstiline suund ja siis on see niinimetatud praktilise keemia suund, kus tõesti seda kulda, aga sellel on ka oma väga selge müstiline suund olemas, kus tõesti otsitki seda ürgset tarkust ja selline dimensionaalsus või ja et neid alkeemilisi töid ei ole eesti keelde vist üldse jõudnud Jungilt, aga just see alkeemiline protsess kui isiksuse arenguprotsess, isiksuse arengust ja see arengu mõiste üldse, et mis on areng, isiksuse areng ja kuidas me üldse arengut defineerime, et näiteks Jung ju väga selgelt distantseerub ennast ju darwinistlikust arengu mõistest, mis on enamasti selline bioloogiline, mis on morfoloogiline, et areng saab toimuda väiksemate organismide keerukamaks muutumise teel, et nad järjest rohkem on võimelised kohanema keerukas keskkonnas. Ja siit ka tuleb üks psühhoanalüüsi võtmeidee, et isiksuse terviklikkus ju ka sõltub sellest, kui hästi see keha on kohanenud keskkonnaga. Et mida konfliktsemad on need suhted inimesel keskkonnaga, mida halvemini ta kohaneb, seda suurem on ka tema neurootiline väli. Et ta elab ju seda väljal, seesama Jungi varjumõiste, et kui me mõtleme ahretüüpide, seesama tekst pärineb ju kogutud teoste väljaandest, mis kannabki ahretüübid ja kollektiivne alateadvus, siis see kollektiivne alateadvus on selgelt kultuuriline ja see isiksus ju toimib kultuuris. Et see ei ole ainult tihedalt seotud sellega, et mina arenen, las siis teised olla seal, kus teised on, aga isiksusega koos areneb ka alati kultuuriline mõõde jungiaanlikus maailmas. Et neid ei saa nagu välja kuidagi võtta. Ma tooks siin natuke selle dimensiooni veel natukene suuremaks, et siin on nagu kaks kohta, et üks on siis meie nii-öelda individuaalne areng, mis on hästi oluline ja mis siis peaks lõppema individuatsiooniga, iseendaks saamisega, kus me toimime iseendast olemuselt. Ja teine areng on siis tegelikult ka seesama inimkonna areng ja nii-öelda kultuuriline areng, mis siis mulle väga meeldib, kuidas Terence McKenna seda ütles, et kui ta hakkas kuskil 15 või 20 000 või 50 000 aastat tagasi tule kodustamisega ja vähehaaval siis tööriistade tegemisega ja siis linnade ehitamisega ja lõpuks on jõudnud siin arvutite ja selle nii-öelda body paintingi, kus me praegusel hetkel oma kogu kultuuriga oleme jõudnud. Ja see võib öelda nii, et nagu ta ütles, et me oleme sellel ajal loodusest omamoodi eraldunud, et me oleme kogu aeg teinud seda, mida loodus muidu ei teeks. Et kuni inimene leiutas tule, olid kõik protsessid, ütleme, ilma sellise tahte poolt esile kutsumata. Alates sellest oleme kogu aeg nii-öelda tahtega oma ümbruskonda kogu aeg muutunud, mis tähendab seda, et me oleme eraldunud. Ja vastavalt tema teooriale on see, et see eraldumine on nüüd jõudnud praegusel hetkel kriitilise piirini, kus toimub nii-öelda mingisugune kvantitatiivne üleminek, ehk talle meeldis seda sõnastada nii, et inimkond siseneb sünnikanalisse ja inimkond hakkab alles sündima, et me oleme alles embrüonaalses seisundis. Nii et kui me vaatame, nagu tõmbame selle pildi hästi suureks, siis kõik see, mis praegusel hetkel on võib-olla inimkonna jaoks alles algusetapp. Ja mulle selline mõtteviis muidugi väga-väga meeldib. Või kui Aljan Tudam kunagi ütles, et kui vaadata tsivilisatsioonide ajalugu, siis me näeme, et see on eelkõige teaduse ja tehnika arengulugu. Et mis on pidevalt edasi arenenud on teadus ja tehnika, aga on hävinud ju terved tsivilisatsioonid, keeled, inimese areng väga tihti sinna alla ei mahu, sest seda on palju keerulisem määratleda või isiksuse arengut,
aga selles mõttes müstiline kogemus just selle sama eetilise dimensiooniga ka tegeleb, et need ei ole ju välistunud. See haakub selle mõttega autorid, keda me käsitlesime siin eelmises saates, John Graylt, et kui teaduses ja tehnikas on progress kumulatiivne, siis eetikas ja poliitikas ei ole ta kumulatiivne, et me tegeleme järjest samade küsimustega. No ma mõtlen, et näiteks Jungi varjumõiste, mis tema loomingus on väga tihedalt seotud üksikisikuga, seda on nüüd laiendanud ka lääne traumauurijad riikidele ja ühiskondadele, sest me näeme, kuidas see varjumõiste näiteks ajaloo mõtestamisel, kus terved inimkollektiivid, näiteks kui me mõtleme sõda, Jung ütleb, et sõda on ju kõige hullem kollektiivne varjuväljendus. Kuidas see ajaloos kogu aeg kordub? Sõja tsüklilisus, see näitab ju ka inimloomuse ajaloost midagi. Aga et see, et neid jungiaanlikke mõisteid saab ka ajalooprotsessi ja ajaloo nähtuste seletamisel kasutada, kas või need samad kollektiivsed kuriteod, mille eest ju keegi ei taha vastutada kunagi, on väga tihedalt läbi põimutud just sellise varjumõistega. Ja arhetüüpe ei saaks üldse analüüsida ilma Jungi varjumõisteta ja ilma Jungi teoloogiata ja Jung muidugi ka oma isiksuse psühholoogias ja teoloogias väga selgelt rõhutab, et ikkagi selle inimese mõõtme annab ka teatud sellise Jumala kogemuse tajumine, et me peame jätma Jumalale tema salapära analüüsides, aga me peame ka endale jätma iseenda salapära, et tema meetodid ei paku seda lahendust, et me saame alati lõplikult kõike ära lahendada, et see sama küsimus Hiobist ja see sama teos küsimus Hiobist on ju küsimus teodiikest, et ka sellisest teatud elu absurdsusest, mida inimelu paratamatult ümbritseb. Defineerime siin jällegi raadiokuulajatele teodiike mõiste veel. Et teodiike on mõiste, millega eelkõige see on kurja püüda seletada kurja mõistuslike vahenditega, et see on kurja paradoks, et kas kuri on, kust tuleb maailma kuri, kas kuri on õigustatud ja kurja sellised väljendused, et mis on kurjus, et Jung näiteks tegeles ka kurja mõistega, et see on ju varju üks osa, eks see saatan. Ja millest me täna üldse ei ole saanud vestelda, on ju Jungi anima ja animus, mis tuleb ju täpselt samamoodi Jungi teoloogiast, mitte Jungi isiksuse psühholoogia. Sest Jung pani tähele, olles kristlikust perest ühte dominanti lääne kultuurist. Et siin me näeme ka seda, et Jung on suurepärane kultuurianalüütik, et ta ei ole ka ainult isiksuse analüütik. Et lääne kultuuriruumist domineerivad mehelikud kategooriad, et hakkas sünteesima kristliku maailma pilti, et kui me mõtleme Jumalale, pühale vaimule, Jeesus Kristusele, siis need on kõik mehelikud energiaväljendused. Aga kus on kadunud see niinimetatud teine pool, naiselik energia pool? Ja siis ta avastas, ta on ka öelnud oma ühes kirjas, et see on üks tema elu tähtsamaid päevi, Maaria ülestõusmispüha. Et sealt ta saigi sellise ilmutuse, et lääne kultuur on väga ühekülgne, väga mehelik, rõhutab mehelikke maskuliinseid väärtusi ja sealt ka tema selline isiksuse teooria, et kui inimeses ainult domineerivad ühepoolsed sellised soolised väljendused, ka psühholoogilised, siis see inimene ei ole tervik, sest Jungi teoorias ikkagi peab saama ise tervikuks. Vastasel juhul kõik see muu asi on selline kõrvaline tema teoorias, aga ise tervik, ise osade terviklikkus, sealt tekibki selline jõudmine tõelise tarkuseni. No mina tuleks sulle tagasi selle kollektiivse varju juurde, mis mind natuke nagu haagib, sest me nagu näeme ka, et mis on nagu maailmas toimunud esimene, teine maailmasõda, kus järsku normaalsed inimesed lähevad sõtta, tapavad 10 miljonit üksteist maha ja peavad seda normaalseks, tunnevad rõõmu selle üle, et kuidas see nagu toimunud on. Et ma näen hästi suuri ohte praegu, sest ma olen ise nagu psühholoogiat õppinud ja psühholoogias isegi siiamaani on arutlused selle üle, kas ikkagi alateadvus on olemas või ei ole ja püüdaks umbes, me peame seda teaduslikult tõestama, mis tähendab seda, et kui sa alateadvust eitad, siis sa eitad ka nii-öelda varju. Ja sellist, ütleme, teaduslikku
lähenemist kollektiivsele alateadvusele, mis meil samamoodi on, mis siis mingitel hetkedel võib välja lüüa ja mille vastandkülg on kollektiivne vari, see on täiesti ka kõrvale jäetud. Kollektiivse alateadvuse näiteks minu jaoks kõige parem positiivne väljatulek on siis laulev revolutsioon, kus meil kõigil oli kollektiivselt alla surutud vajadus olla iseseisev riik näiteks. Ja kõik need laulud Eestimaa laul ja eestlane olen ja kuidas nad kõik korraga välja tulid ja milline positiivne suur rõõm sealt väljendus. Et see oli küll kollektiivse alateadvuse positiivne väljendus. Ja praegusel hetkel on ka kollektiivselt alla surutud väga tugevad tendentsid, mida võib-olla isegi välja ei tooda, et ma ei hakka nüüd spetsiifilisi näiteid tooma, sest need on poliitiliselt ebakorrektsed, aga kui ma näiteks Rootsis olen ja kus meil on ka firma, siis ma näen, mismoodi seal on suurenemas sisepinged nii-öelda selles, mis tegelikult inimesed mõtlevad ja see, mida siis ajakirjandus väljendab. Laululehtedel ees on, jah. Ja ma näen, mismoodi selline nõukogude aja topeltmoraal on järjekordselt täielikult tekkimas ja pingete puhul siis kuidas ta nii-öelda vabaneb, et me seda täpselt ette ei tea. Oht on lihtsalt selles, et kui me vaatame maailma ajalugu, siis 20. sajandi sõjad olid kõige verisemad võrreldes varasemate aegadega, mitte kunagi polnud nii palju tapetuid. Nii et kus 21. sajand omadega jõuda võib, seda me praegusel hetkel ei tea, sest ütleme, hetkeks on maailm lõhanud ainult sõjalisel eesmärgil 2 tuumapommi ja õnneks on tõesti sellest nüüd möödas juba ligi üle 70 aasta ja jääb loota, et neid praegusel hetkel ei tule. Aga juba Jung ütles ju, et tuumapommidega või nii-öelda see aatomi lõhestumine, mis siis pidi olema inimkonnale nii-öelda valgust andev, mis tähendab seda, et ta annab ülitugeva valguse. Aga ülitugeval valgusel on ka kõige tugevam vari, nii-öelda tema sõnadega. Et sealt on olemas ka väga suured ohud praeguseks hetkeks, mida ei teadvustata. Aga mulle väga meeldib ka selline mõttekäik, et hoolimata sellest, mis kõik maailma mõttetargad on arvanud, maailm elab oma rada ja läheb täpselt nagu edasi, et me võime siin isegi võib-olla mingid asjad tuleviku kohta õieti ennustada, ega me neid vaevalt väga palju muuta saame. Aga mul ikkagi meeldib see mõte, et areng on alateadvusest toomine teadvustatusesse. Et mida me rohkem oleme teadlikud, seda tervemad ja paremad me oleme, et see ongi tegelikult kogu inimkonna arengu kaasas käib. Ja toimub ka teadvuse avardumine Jungi järgi. Aga tulles selle varju juurde veel tagasi, vähemalt ajaloolises kontekstis, et kui rahvad ei saa kollektiivselt selle oma varjuga tegeleda, näiteks mulle just üks sõber saatis Soomest ühe lingi, kus on kirjutatud raamat näiteks 3. Reichi unenägusi on uuritud, mis näitab seda, et ka näiteks Eesti ajaloos on väga pidev psühholoogiline katkestus selle traumatöö osas, et need traumad kolivad individuaalsele tasemele, kollektiivsed traumad kolivad individuaalsele tasemele ja see näitabki meeste tervis halveneb, alkoholism suureneb, perede lahutus suureneb, aga see just, või siis unenägudes nähakse kohutavalt õudsaid asju, aga kõik see on analüüsimata varjumaterjal ja kui ei tegeleta seda ühiskondlikul tasandil, siis üksikisikud ei oska ka seda teha. Ja Eesti inimesed üldiselt torkavad just sellega silma, et meil on tohutult palju analüüsimata materjali nii ajaloolisest taustast, nii tänapäevas ja ei ole seda psühholoogilist tugimaterjali, millega inimene peab tegelema. Aga inimene peab oma varjuga tegelema, seda Jung rõhutab. Sest vastasel juhul ei toimu isiksuse avanemist, laienemist, vaid siis me näemegi sellist stereotüüpset käitumist, maskidega koormatud käitumist. Hiljem, ma ei tea, kui palju sa sellest rollipsühholoogiast Kohmanist oled kuulnud. Ei ole üldse midagi. Et näiteks kui Kohman kirjutas oma kuulsa raamatu Mina esitus argipäevas, siis ta just näitaski, et inimesed hakkavad kasutama oma argielu elamisel nii-öelda lavalist rituaalsust. Et nad on nagu näitlejad teatris, kelle ainuke mure on see, kas nende rolle võetakse piisavalt tõsiselt teiste poolt, mitte see. Ja see ebaehtne roll Kohmani teooria järgi integreerub läbi teiste samasuguste ebaautentses olukorras olevat inimest tema enda ise osaks. Ja ta jääbki nagu näitleja laval mängima oma eksistentsi ja selles mõttes on see suurepärane teos. Ta haakub selle persona varju ja persoonaga, aga me näeme, et see Jung ju seda, et see on tegelikult ju puhtalt Jungi idee ja hiljem ta läheb sellisesse empiirilisse sotsiaalpsühholoogiasse, kus Kohman uuris just väikseid kogukondi, kus grupisurve on suur, kus eneseesitluse surve on lääne ühiskonnas suur, aga Jung ju tahabki jõuda selleni, et inimene saaks töötada selleni, et inimene oleks võimalikult autentne ise suhtes, autentne isiksus. Sest muidu me võime ju lõputult lugeda raamatuid, lõputult käia konverentsidel, tegeleda, aga kui me ei jõua selleni, mis on ju ka saksa klassikalise kirjanduse ja müstika, jõuda selle
ise ehedate osadeni ja see integreerida tervikuks, siis me olemegi nagu näitlejad laval, kelle ainuke mure on tõesti see, kas me piisavalt, kas meie rollid paistavad piisavalt usutavad ja näiteks Kohman räägib ka sellisest lääne ühiskonnas levinumast rollist nagu küüniku roll, mis on tegelikult ju väga hea varju ja ahretüüpne roll, sest kui ma ei tule endaga toime, siis mul tõuseb kohe dimensionaalselt tigedus ja ma hakkan väljendama küünilisi seisukohti ja Eesti avalikkus ongi ju täis väga küünilisi sublimatsioone. Et selles mõttes ka jungiaanlik maailm on väga praktiline maailm, et ta ei ole ainult see, et me loeme õpikutest ja kui me mõtleme jungiaanlikest teraapiatest, siis jungiaanlikus teraapias ju võti on selles, et inimene leiab oma probleemi läbi küpse terapeudi kaudu, saab selle peegelduse. Jungiaanlikud terapeudid peavad jõudma sellise küpsuse kaudu, et see inimene, kes tema poole pöördub, leiab läbi terapeudi selle tee endani. Aga see eeldab äärmiselt küpset või isiksust ja Jungi üks mõte ongi see, et isiksuse areng on teekond, et see ei lõppe kunagi ära, et see on tee. Nii nagu elu, nii nagu me hommikul ärkame, me teame seda, et elu kestab edasi, meie isiksuse areng kestab edasi, meie vajadused kestavad edasi ja nõnda edasi. Ma võib-olla loeksin siit veel sellest raamatust ette lõigu ja siis küsiks Alari käest järgmise küsimuse, et see haakub päris hästi sellega, millest me siin just rääkinud oleme ja jällegi ma üritan seda niimoodi enam-vähem soravalt teha. Hukatuslikule vaatele, et kuna inimene sünnib tabula rasana, siis tuleb kõik inimese psüühesse väljaspoolt, toetab ekslik arvamus, et väliselt normaalsetes tingimustes on ka indiviidiga kõik korras. Ta ootab lunastust riigilt ja teeb oma enesesaamatuse eest vastutavaks ühiskonna. Ta arvab, et jõuab olemise mõtteni siis, kui talle kõik ülalpidamiseks vajalik tasuta koju kätte tuuakse või kui igalühel on oma automobiil. Need ja selletaolised naiivsused sugenevad teadvustamatuseks muutunud varju asemele ja säilitavad tema teadvustamatuse. Selliste eelarvamuste küüsis tunneb üksikisik ennast täielikult sõltuvana keskkonnast ning kaotab igasuguse introspektsiooni võime. Mis see, kus ma tõmbasin jälle 3 joont alla, et ta ootab lunastust riigilt, ja nüüd see sausteks, et ta pärineb, mis tal oli, 7 põlvkonda oli all Luteri kiriku õpetaja? No 4. 4, jah. Okay. 7 on väga 7 läks juba otsapidi mütoloogiasse. Aga no 4 on lähemal 7 kui 0. et võtaks selle sama lunastuse mõiste, mis kuidas me justkui heidame ta kohe kõrvale, et ta on niisugune mingi niisugune religioosne mambo-tšambo, aga kuidas ja mulle see väga meeldib, ma ei ole kindel, et ma nüüd saan selle küsimuse väga hästi sõnastada, aga mulle see, et inimene ootab lunastust riigilt, keskmine inimene praegu, see tundub olevat minu meelest täiesti naelapea pihta löödud. Aga mis on see ikkagi, kuidas sina, Alar, mõistaksid seda lauset, et meie ja inimene ootab lunastust riigilt? No, ja siis läheme Ivariga see minu jaoks haakub muidugi kõigepealt nii-öelda Freudiga ehk isa kujuga, et me ootame, et keegi lahendaks ära meie probleemid, on see siis riik või ettevõte või direktor, et me ei taha nagu ise vastutust võtta. Ühest küljest on küll hästi loomulik see, et inimesed elavad grupis ja inimene on kollektiivne loom ja tänu kollektiivile meil on kõik see, mis meil on. Kui me vaatame kas või seda ruumi, eks ole, ükski inimene seda mikrofoni ei suuda teha. Nii et see on hästi, hästi loomulik, aga küsimus on just selles, et igaüks, see läheb võib-olla natuke teooriasse valesse kohta, aga igaüks peaks andma oma maksimaalse panuse selleks, et me ei saa kunagi midagi oodata enne, kui midagi nii-öelda anname. Et minu arust üks elureegel on see, et anna ja ära oota vastu. Ja alles siis midagi nii-öelda hakkab nagu tekkima. Et seesama, et me ootame lunastust riigil, on minu jaoks meie praegu ma nimetan järjest neurootilisemaks muutuva ühiskonna üks sümptom. Et see on nii-öelda väga keeruline öelda, sest kuidagi ei tahaks nagu ise ka sellega nõus olla, aga tuntub, et kollektiivne selline meie ühiskond on haige.
ja see haigus praegusel hetkel süveneb. Ja see on lihtsalt üks sümptomeid ja ta ei saagi nagu paremaks minna, enne kui me nii-öelda põrutame vastu seina. Et tegelikkuses on ju Rooma klubi on öelnud, et kõik asjad jooksevad ju 2030. aastaks kokku. Sündivuse kõverad, toitumise kõverad. No Rooma klubi järgi pidi ta olema juba kokku jooksnud 2 aastat tagasi. Aga... Päris nii ta ei ole, et kui nüüd Kaupa Vipi raamatut vaadata, siis seal on ikkagi täpselt need asjad nagu jooksevad ja majandus jookseb kokku. Et minu jaoks me oleme mingisuguse neurootilises seisundis, sest kui me nagu süvaanalüüsina, kui me nüüd võtaksime ka need nii-öelda Rooma klubi andmed välja, hakkaksime ükshaaval vaatama, siis me jõuame selleni, et jookseb kokku, vaatame üksteisele otsa ja küsime, mis me siis nüüd teeme. Ja mis tegelikult on hirmutav, ehk koheselt käivitub kaitsemehhanism, ma ei taha seda teada. Me tahame hoida oma psüühikat tervikuna, me tahame sealt takistada sellise nii-öelda negatiivse info tulekut. Ja see sama asi, et siis on hea alati kellelegi seda suunata, et näe, riik, tema peaks asja ära lahendama. Tegelikult tuleb aru anda, et mitte keegi meie eest ei vastuta. See, et meil on toit laual, on tegelikult omamoodi ime. Et me saame praegu, läheme siit välja, ükskord sinu loengust ma mäletan, kui sa ütlesid, et poole tunniga saaksime ketšupi pudeli. Et nagu nähtamatu käega tuleb see siia, see on tegelikult omamoodi ime. See on täielik ime ja sellest me ei anna absoluutselt aru. Ja see võib ühel hetkel samamoodi nagu muutuda. Et oli ju ka 19. sajandi lõpul siin Euroopas, kõik asjad olid kõigil olemas, siis järsku tuli teine maailmasõda, esimene maailmasõda, teine, kus järsku enam midagi ei ole. Et siin on see, et inimene, see olukorda, mis parasjagu käimas on, ülehindab selle püsivust. Ja loomulikult, kui sa ei ole näinud ühtegi muutust, tänapäeva noored, siis nad ei saagi ette kujutada midagi, et ainult iPhone'id saavadki edasi areneda. See, et ma siin 45 minuti pärast saan tellida takso ja takso tulebki, see on, ma arvast, võib kvalifitseerub küll müstilise kogemusena, kui seda õigesti vaadata. Aga ole hea, Ivar, sina, et võtab see lunastuse, et üritame seda kuidagi raadiokuulajatele kõigepealt selgitada selle... Jungil on ju ka lunaste arhetüüp täiesti olemas, aga ma tulen selle juurde tagasi, et see haakub Jungi religiooni või jungiaanliku teoloogiaga, et see lõik, mida sa ette lugesid, on ju selge näide sellest, et Jung usub seda, et inimene vajab kõrgemat dimensiooni oma elus. Ja see, kui ta lükkab välja siis niinimetatud need teoloogilised põhimõisted, siis ta asendab selle tsiviilreligiooni rituaalidega. Just. Et see ju see mõte seal ongi. Aga kuna Jung on näiteks öelnud väga huvitavalt, et ta on, kui tema praktilist tööd natuke analüüsida, et kui tema juurde tulid inimesed, seal olid katoliiklased ja protestandid ja ta ütles, et protestandid on psüühiliselt katkisemad kui katoliiklased, sest nendel katoliiklastel on säilinud usuelus pihisakrament, mis on ju klassikaline psühhoanalüüsi tehnika. Ja ta ütles nii, et Jung oli ju selline, kes ta ei võtnud ennem klienti vastu. Kui võttis, siis ütles, et pöörduge kõigepealt oma preestrite poole ja ta on kirjutanud, et hiljem väga vähe tuli tagasi. Et minge kõigepealt oma hingehoidja juurde ja siis, kui ta abi ei saa, tulge tagasi. Ja ta ju ka koolitas katoliike preestreid. Ja just see sama, et neid religioosseid fenomene või neid kõrgemaid fenomene, neid ei saa Jung ütleb ka väga selgelt, et lääne inimene on nii-öelda vangistatud äärmusliku ratsionalismi ja see on teinud ta haigeks, tema psüühika haigeks ja sealt see mõte ongi, et inimese psüühika vaesub, kui tal ei ole neid kõrgemaid mõõtmeid. Kas see on religioosne kogemus, sest tahtmata inimene tegeleb ka, kui ta tegeleb kõrgemate religioossete väärtustega või entiteetidega, siis ta tegeleb ka millegi sellega, mis on temast kõrgem. Ja ta näeb ka seal teatud eeskuju, see imago dei, see vana arhetüübi mõiste. See ongi see, et inimene tajub enda sees seda jumala pilti, et inimene võib ka jumalaks saada teatud mõistes ju müstikud ka seda ju soovisid, seda lõplikku ühinemist jumala endaga, selle kõige kõrgema ja ilusama energiaga, sest jumal on ka Jungi loomingus ju energia, selline lõplikult ilus, puhastav energia. Aga ateistlikud tsivilisatsioonid on ka kõik tihti totalitaarsed, miskipärast me näeme seda. Et tihti me ei vii seda pilti kokku. Ja nad ei paku see viimaseks kõrgemaks instantsiks jääb ainult riik. Võimalikult madalale sellisele olemise, eksisteerimise kõige nii nagu Nõukogude Liidus põhimõtteliselt ju isiksuse areng ei olnudki võimalik, sest kõik oli tehtud ainult, et ateistlikud süsteemid viivad inimese sellise teatud mõttes pideva ebaõnnetundeni.
ja hoiavad neid ka pidevalt sealt ka need ängid ja raevud ja üksteises, et need ei ole õnnelikud ühiskonnad, ei indiviidi tasandil ega ühiskonna tasandil. Ja kõige totalitaarsemates vormides nad ka veel keelustavad selle sama rahulolematuse tunde, eks igasuguse väljendusvormi. No ja selles mõttes Jung väga hindab kõrgemaid religioosseid väärtusi, et ei eita ta ju vaatab ju ka oma loomingus selliseid suuri isiksusi nagu Püha Paulus ja Hiob ja näiteks ka Paulus, kui te loete Uut Testamenti, Uues Testamendis on mitmel korral kirjeldatud müstilisi kogemusi, mida Jung teravalt, kui Paulus räägib, et ta tõmmati 3. taevani, aga ta ei saa rääkida sellest, mis ta nägi. Või teatud algosade muteerumisel tekib uus maailm. Ja need on ju kõik kujundlikud pildid sellest, mida ju keeleliselt väljendada ei saa. Ja Jung ei võta seda, just ta räägib sellest äärmuslikust ratsionalismist, et meie kogu see eksistents, kui see toimib ainult sellise aju ja intellekti tasemel, et siis ta ei ole terviklik. Ja selles mõttes ka Jung ei usu progressi või teaduslikku progressi, et teadus nüüd annab ka kõik vastused, et me siin mõõdame isiku omadusi, millega me autos rääkisime. Et isiksuse psühholoogia, jah, ta mõõdab dimensionaalseid omadusi, aga mis vastused annab sellele kujunevale isiksusele? Mida hakkab inimene peale selle teadmisega, et isiksuse osa koosneb 5 osast, neurootilised, mida ta praktiliselt sellega peale hakkab? Mis on selle väljund? Kuidas ta saab seda kui oma töövahendid? Sest need Jungi põhimõisted on ju tegelikult isiksuse töövahendid, vari ja need on töövahendid. Need ei ole teoreetilised abstraktsioonid. Ma jah täiendaks, et siin on nüüd nimetame siin vaimse maailma olemasolu ja mis on kultuuris domineeriv, siis mulle lihtsalt meenus see raamat, sa nüüd aitad mind, see on see Sorokini raamat, oli see Nüüdismaailma kriis, kus siis toob välja, et ilma ühegi kahtluseta on praegusel hetkel maailma ühiskond ülemineku etapis ja seal on nagu välja toodud 4 etappi, mis on suurt nagu olnud, et inimkond on siis kõikunud materialismi ja vaimse maailmavaate vahel. Ja ta toob välja, ütleme, vaimne maailmavaate, mis eeldab kõrgema jõu või mingisugust olemasolu. Ja ta toob välja, et praegune lääne ühiskond, mis on siis kultuuriliselt alla käinud 200 aastat juba, et siin on nagu sisemiste vastuolude lõttu me paratamatult lendame tükkideks ja siit kasvab välja uus ühiskonnakord. Ja ta toob välja väga huvitavalt, kõigepealt ütleme muusikast, et praegusel hetkel, kui me vaatame, mis muusika on, eks ole, põmm-põmm ja võrdleme seda Mozartiga, siis ta ütleb isegi, et sellist muusikat enam ei ole kunagi loodud. Ja ta kirjutab, mismoodi isegi Beethoven ja kõik teised on Mozartist nõrgemad. Või ka kirjanduses, et 19. sajandi klassikud, Shakespeare'i taolised teoseid ei ole ka kirjutatud. Et kuidas nagu üldine allakäik on praegu käimas, et me oleme tegelikkuses selle järgi ülemineku etapis. Ja kui me läheme nagu üksikisiku peale, selle neurootilisuse peale, siis on ju selgelt tunnetata, mismoodi meil antakse kogu aeg mingi ühiskonna poolt sõnum, et äkki ma ei ole piisav, et ma peaks midagi tegema, midagi olema, kust hakkab pihta pinge. Et inimene ei saa toimida oma sisemise olemuse järgi, ennast nagu arendada, ta peab ennast kohanduma kogu aeg väliskeskkonnale. Ja kui pinge tekib, mis tähendab seda, et informatsioon psüühikas ei liigu enam vabalt. Ja tekivad tõrked kohad seal ja siis on hakkavad käivituma kaitsemehhanismid, et nende tõrgetega hakkama saada ja hakkabki see kompleksne süsteem pihta, mis inimese enda isiksuse huvides hetkel ei ole. Et võib isegi öelda, et selline totalitaarne süsteem, et see elab ju ainult enda huvides. Totalitaarse süsteemi huvi on üks, ainult laieneda ja ainult suureneda ja ainult suuremat võimu omada. Et tema huvi ei ole see, et inimestel oleks hea, kuigi sõnades see samamoodi on. Nii et praegusel hetkel, mina näen küll maailmas, eriti praegu muutumas, ütleme, tekkimas võimalust ülitotalitaarseteks süsteemideks, sest mitte kunagi ajaloos pole olnud sellist võimalust inimeste kontrolliks nagu praegu, läbi Facebooki, läbi süsteemide, kus sul ei ole vaja enam inimesi panna inimesi valvama, vaid on vaja võimalik panna tehisintellekt, kellel on absoluutselt kõikide inimeste kohta absoluutselt kogu informatsioon. Nii et teisest küljest on see ka jälle võimalus inimkonnal jälle sammuks edasi loomulikult ka, me nüüd seda praegusel hetkel, kuhu me nüüd läheme, seda me ei tea, et see on siin nimetame bifurkatsioonipunktiks, kus sündmused arenevad kas ühes või teises suunas, aga hetkel me ligineme mingisugusele sündmuste horisondile, kus me ei saagi ette näha, mis nagu toimumas on. Ma siin võib-olla selle teemaploki lõpuks ei suuda vältida kiusatust veel üks väike lõiksid ette lugeda, et mis haakub selle eelnenud tsitaadiga, et kahjuks on kõike liiga selgesti näha tendentsi nõuda riigilt kõike.
nõuda kõike riigilt, mõtlemata sellele, et riik koosneb nendest samast üksikisikutest, kes nõudmisi esitavad. Selle tendentsi loogiline areng viib kommunismile, kus iga üksikisik on ühiskonna poolt orjastatud ja viimast esindab diktaator kui orjapidaja. Kõigil primitiivsetel suguharudel, kus valitseb kommunistlik ühiskonnakord, on valitsejaks piiramata võimuga pealik. Kommunistlik riik pole midagi muud kui absoluutne monarhia, kus pole riigi alamaid, vaid üksnes pärisorjad. Nii et see... No see on ka põhjus, miks Nõukogude Liidus Jungi kõigest väest tõrjuti ja erifondist isegi kätte ei saadud. Aga selle Alari viimase mõtte juurde tagasi tulles, et miskipärast tõesti akadeemiline ajaloofilosoofia püüab igal juhul vältida seda niinimetatud tsüklilise ajaloo teooriat. Ja kui me mõtleme, ka Jungil on ju olemas kosmiliste tsüklite teooria, et see tsivilisatsioon on teatud 2-aastaste tsüklitega, siis ta lõpeb või kõrgemad eluvormid kauvad ära, see on nii René Guénonil, aga kui me vaatame seda tõesti, et mida see kollektiivne teadvus või milleks on ju ka ajalugu, et mida see toodab, et just hiljaaegu ma lugesin ühte tunnete ajalugu käsitlevat teost Barbara Fredriksoni, kus ta ütleb, et miskipärast, kui me vaatame lääne ajalugu kas või tunnete ajaloo aspektist, sest teatavasti psühholoogia ju usub, et tunded on biokeemilised, aga tänapäeval on ka uurimussuundi, mis näitavad, et tunded on ka ajaloolised. Et miks pärast teatud ajale massiliselt oli levinud depressiivsus, teatud, et tänapäeval tsivilisatsioonis on võimendunud massiliselt selline tunne nagu kadedus. Kadeduse tsivilisatsioonist kõneletakse, mis on ka näide sellest, et varju ja ise osad jungiaanlikust kontekstis on täiesti läbi analüüsimata. Ja just seesama, et välditakse igal juhul rääkimast nendest tsüklilistest ajalooteooriatest, öeldakse, et need on spekulatiivsed ajalooteooria, sest teatavasti akadeemiline ajalugu või mis üldse tsivilisatsioone vaatleb, lähtub Ranke teooriast, et ajalugu on lineaarne ja läheb järjest suurema rahu poole ja seesama progressi sellise inimolu hea poole, mis ta teatud mõttes ju ongi, et väiksel osal aga psüühilisel tasandil ja kui me väikesel osal, et kui lääne inimene räägib iseenda heaolust, siis ta ei räägi ju tervest maailmast. Me räägime järjest sellest, et ebavõrdsus suureneb ka Euroopas. Vaeste hulk ju järjest suureneb, sissetuleku vaeste ja võimaluste vaesus ju tõuseb Euroopas. Ja see ei ole sugugi seotud mitte sellega, et on mingid pahad kapitalistid kuskilt, kes korjavad raha, vaid avalik võim raiskab ressurssi. Ja selle avaliku võimu pidev juurde tootmine. Et ka õiglus või selline õiglus on ju sellise terve ühiskonna üks oluline mõõde, mis on ju alates antiikajast, on ju keskne riigi filosoofia mõiste on õiglus. Meil ju õiglusest ei räägi keegi. Jah, ütleme selline diktatuuri ja demokraatia kordumine, et see võib olla ka mingisugune objektiivne protsess, et kui see diktatuur ületab mingisuguse piiri, eks ole, siis alati ikkagi toimub seal mingisugune vastupanu lõpuks, et ei ole võimalik, et absoluutest diktatuuri ikkagi maailmas pole tekkinud ja ükski demokraatia ei ole ka püsima jäänud. Et siin on see küsimus, et kas, nagu sa ütlesid, et kas areng on progressi suunas või areng on siis nii-öelda nagu India filosoofia järgi tsükliline, et kõik lihtsalt kordub. Mis viib mind selle nii-öelda teise küsimuse juurde, millele ma olen ainult ühelt, ma ütlen nüüd filosoofilt, aga olen leidnud vastuse, et üks niisugune küsimus, mis mul endal on olnud, et kui vaadata igasugust süsteemi, siis mingitel hetkedel on näha, mismoodi algne süsteem pöördub iseenda vastandiks ja toimub nii-öelda nagu muutus ja üks, kes selle nagu kirjeldanud on Gurdjiev, mis ütleb, et see on kõikide süsteemidega kaasnev paratamatu osa. Et kui me võtame kas või, sellise, me oleme väga kriitiline siin suure sotsialistliku oktoobrirevolutsiooni, kui selle nimetada, mis on tõesti, aga kui me vaatame seda, need, kes seda tegid, nendest ju enamus tapeti ära selle sama süsteemi enda poolt. Et kuidas see on võimalik, et nad ju kindlasti seda ei tahtnud teha, et kuidas süsteem tegelikult pöördub või siis Prantsuse revolutsioon või Guillotiini looja, kes siis ise jäi Guillotiini alla, et mismoodi süsteemid paratamatult muutuvad. Ka me näeme nüüd Eestis, et kui me 1990 siin uuesti iseseisvuse saime, et kas see, mis nüüd praeguseks on toimunud, oli siis tegelikult eesmärk. Et on olemas tõenäoliselt mingisugune objektiivne seadus, mis on võib-olla ka sõnastamata, Gurdjiev on seda natuke sõnastanud, mis tähendabki, et iga süsteem muutubki ja algul natukene pöördub ja lõpuks
pöördub täiesti iseenda vastandiks. See on teatud mõttes Hegeli ajaloofilosoofia, et kõigepealt inimene usub, et tema juhib ajalugu ja pärast avastab, et ajalugu juhib inimest. Aga miskipärast jah, nende totalitaarsete või lagunevate süsteemidega eelprotsessiks on alati selline kohustuslik riigi optimism, seesama, et säilib ja kestab igavese, selle sama religioonist võetud igavese kategooria ekspluateerimine riigiõpetustes ja et kohe on näha seda, et tekib selline tõesti. Aga on ju uuritud sõjapsühholoogiat ja on ju lausa kirjutatud raamat Peeter Englund, väga tuntud Rootsi ajaloolane, on ju kirjutanud raamatu Filosoofide sõda, kus ta näitab, milline optimism oli esimesel maailmasõjal, kui esimene maailmasõda käivitus, milline optimism oli ka kõige suurematel mõttejatel. Freud näiteks on seal öelnud, et kui Austria astub esimesse maailmasõtta, et esimest korda ta tõeliselt tunneb ennast austerlasena. Et milline optimism oli ka kõige targematel peadel, saamata aru, et siis kui nad näevad juba sõjakoledusi, siis tekib see arusaam reaalsusest. Aga seesama, et tekib mingi tsivilisatsiooniline optimism, mis üsna kaua püsib nii kaua, et need niisugused mudelid toimivad nagu, ja need on ka need samad kollektiivsed arhetüübid, milles jääb see varjumõiste analüüsimata ja nad hakkavad nagu käibima. Aga üksikisiku ajaloo vahekord, see on ju väga suur teema, nii et noh. See on minu arust, see Peterson on seda tsiteerinud Jungilt, mis mul on väga jätnud kuidagi mind kõnelenud või mind korda läinud, et mitte, et meil ei ole ideed, vaid ideedel oleme meie, et mis mulle tundub nagu väga, kui praegust pilti vaadata, et siis see just niimoodi tundub oledki, et osad ideed on lihtsalt võtnud inimesed enda valdusesse, aga inimesed arvavad, et neid kordavad seda Hegeli ajaloofilosoofia põhideesi. Või siis see teine lause, et me kõik oleme osalised mingis draamas ja parem oleks teada, mis see draama on ja see ei pruugi meile meeldida. Ja inimene väga tihti kujutab, et tema nagu ei ole ajaloo osa, et tema elab seda oma individuaalset elu ja teeb oma väikseid asju ja siis, kui ta ühel hetkel märkab, et ajalooprotsess pöördumatult tõmbab temast üle, et ta on selle sees ja nõnda edasi, et ega see on ka üks põhjus, miks peaks inimene iseendaga tegelema, et Jung on ju välja toonud, et need mõtted ja arvamused, mis inimesel on, ei ole temast endast ja ta on välja toonud, 2 kohta, kus need on pärit. Et esimene on muidugi lapsepõlvest, et vanematelt alateadlikult, mis sellel hetkel omastatakse, mida peetakse pärast iseenda omadeks, ja teine on siis kultuurist, ühiskonnast, ümbruskonnaaeg, või nii nagu Goethe ütles, et ainult vähesed suudavad oma ümbruskonnast ja saitkastist välja minna ja näha seda suurt pilti. Et see on see, mis meid tegelikult nagu mõjutab ja ideede koha pealt see läheb ju täpselt kokku meemidega, et Susan Blackmore'i meemiraamat, mis on eesti keeles ja Susan Blackmore on ka sügisel Eestisse tulemas konverentsile. See samale või? See samale, jah. Et meemid, mis siis hüppavad ühelt inimeselt teisele, siis hüppavad andmekandjatele teisele inimesele ja liiguvad üle maailma, et praeguse hetkel ma olen ise nagu mõelnud, et kõik need praegused tendentsid, kus siis mõni inimene on väga mingisuguse progressi pooldaja, et kas ta siis lapsest saadik on seda nagu mõelnud, et kas ta kogu aeg on mõtelnud ja nüüd ta siis saab seda nagu väljendama hakata. Et pigem on see praegune meem, mis teda on nagu enda kätte haaranud ja miks siin muidugi on Jung seletab ära ka väga lihtsalt, miks need põhjused on, sellepärast kui inimene võtab väljaspoolt midagi enda omaks, siis ta on selle võrra suurem. Ja see paneb selle isikuse osaks, ta tunneb ennast väga hästi. Miks pärast liitutakse poliitiliste parteidega? Sest siis samastamine grupiga. Jaa, sest siis sa saad mingid ideed omaks ja sul on tugi taga. Ja mida kirglikumalt inimene neid ideid kaitseb, seda tõenäolisem on see, et ta tegelikkuses mingi osa alateadvusest seda ei usu. Et kui vaadata ka kollektiiviks praeguse hetkel, et see see sõtta minek, eks ole, 20. sajandi algul, et see oli kollektiivse teadvuse osa. Aga kollektiivse teadvuse all on ju kollektiivne alateadvus. Ja see on täielikult kõrvale surutud. Ja kuidas kollektiivsest alateadvusest midagi teada saada, on see, kui midagi ühiskonnas välja öeldakse, see tekitab tugeva reaktsiooni. Sest kui kõik on tegelikult sul õige, siis sa ütled, et aga ma ei pea, et see on ju jama, mida sa ütled, aga mida tugevam emotsionaalne reaktsioon on ja mida tugevalt üritatakse kellegi vastu, et ta seda ei tohiks ütelda, seda suurem tõeväärtus seal tegelikult on.
ka inimese puhul, kui talle midagi ütelda, eks ole, millal ta reageerib emotsionaalselt, kui see teda puudutab. Et meid ei puuduta praegu see, et Rwandas seal hutud tapsid tutsisid või tutsid hutusid, eks, kumbaid tapsid, me isegi ei tea. Aga siis on hästi tugev reaktsioon on siin hoopis lähematele asjadele. Ukrainale, Krimmile, sest see nagu omamoodi puudutab. Ja siin on, need on tegelikult alati niivõrd komplitseeritud küsimused, kus on nii-öelda mõlemaid osapooli, aga hästi lihtne on ühe poolega ennast identifitseerida, teine pool lükata alateadusesse ja annab nii-öelda sisemise kindluse tunde, mis tegelikult ei ole tõde. Loomulikult, see on see taga. Vaata, Jung on ka ju väga selgelt toonud välja, et gruppidega just liituvad teatud sellised isikud, kellel on kas kõrgem psühhopatoloogia, sest grupis lahustub eetiline vastutus, gruppides tehakse palju rohkem, saab legaliseerida terve rida kuritegevuse vorme ja just see sama küsimus ka jungiaanlikus maailmas, et mis on need isiksuse dimensioonid, mis tekitavad väga suure grupi kuulumise vajaduse, sest teatavasti individuatsiooni eesmärk ongi jõuda iseendas täieliku iseseisvuseni, et sa ei sõltu mingitest gruppidest, poliitilistest liikumistest, et sa ei pane oma isiksust selle ahela otsa. Aga meil ju sellest midagi, et see on ka selline poliittehnoloogia, see on selgelt vastutuse hägustumine. Muidugi grupid pakuvad ka sotsiaalset tuge, et gruppidel on omad väga positiivsed, milleks need kasutatakse inimeste abistamisele, sotsiaalset tuge, lääne ühiskond on järjest rohkem killustunud, inimestel ei ole sotsiaalseid suhteid, töökohtades need suhted on, töö sisu on tihti vaesunud, siis see grupid võivad ka väga toetavat funktsiooni täita, et neid nähtusi peab alati mitmedimensiooniliselt analüüsima, aga mulle näib küll, et Eesti maastikul need grupid ongi just nagu teatud legaliseerimise, kurja legaliseerimise vorm, et seal ei ole, sest kui me mõtleme ka müstikuid, nad tulid ju kõik kloostritest ja nendest gruppidest välja, et saada see ise kogemus kõigepealt üksi. See ei tähenda, et nad said mingid ühiskonna marginaalid või asotsiaalid, vaid et saada, aga kui lääne inimene, kes on kogu aeg sotsiaalsete gruppidega seotud, ta on koolis, ta on kodus, tal tihti puudubki see individuatsiooni kogemus, mida tähendab üksi vaadelda ennast. Et kogu aeg tekib selline sõltuvuslik sohete muster. Ja nõnda võib edasi mõelda. No gruppide puhul on ju siis kahte sorti gruppe, ühed on siis nii-öelda hierarhilised grupid, kus sa pead ennast täielikult kohanduma ja nii-öelda sinu individuatsioonile töötavad vastu. Ja teised on siis tõesti nii-öelda sotsiaalselt toetavad grupid, mis aitavad sul individuatsioonile kaasa. Mina ise olen kogenud täiesti erinevalt, on tõesti selline hierarhiline grupp, et niipea kui midagi avaldad arvamust, siis saad, nii et vähed ole vait, et sind üldse välja visataks. Ja teiselt ma tean väga hästi, kus ütleme, tekib sünergia, et omavahelises vestluses jõutakse sinna, kuhu inimene üksinda ei jõua, mis annab nii-öelda täiendava tõuke, kus tõesti nii-öelda tekib see grupi energia üksteisele lisandumine. Et see on see, mis on nii-öelda positiivne grupp, mina ütleksin. Ja ma räägin, et gruppidel on alati sotsiaalne toe. Ja gruppidel on oma vari. Ja. Loomulikult, sest grupis rahvad on ju ka grupid. Grupis surutakse koos alla ühesuguseid teemasid, mida ei taheta teada. Et see grupi psühholoogia on väga tihedalt tõesti põimitud võimupsühholoogiaga läbi ja aga see sama Peterson, kas tema on midagi kirjutanud ka, oled sa kursis? Ma tõlgin ühte tema raamatut just. Et tema vastu niivõrd terav reaktsioon on. Mina vaatasin, ma ei tea, kas see eetrisse läheb, aga et ta nagu rahulikult räägib seal, mida on seal õiendada? No ta räägib valesid asju valedes, ütleme õigesid asju valedes kohtades, ma arvan, et see ja on vari toob ka jungiaanlikus see sama siltide kleepimise maania, mis lääne ühiskonnas toimib ja nõukogude psühholoogias sai see, et see on ka vari, et inimest ei käsitleta isena, vaid mingi sildina, mille taha saab teda ja sildi taha saab teha ju, ma ei tea, ma saatsin sulle intervjuu selle ja, ma seda ju kahjuks ei jõudnud lugeda. Seal me räägime natuke, Alar on lugenud see küüditamise päeval, ERR-i me tegime intervjuu. Praegu ei tule ette, aga ja siin on alati küsimus, et miks inimene sildistab, et tegelikult peaks alati küsimus esitama, et miks ta sildistab, miks ta tahab seda teemat kõrvale lükata ja see jõuab tegelikult inimese enda alateadvuse juurde välja, sest see, kes sildistab, tema endal on töö endaga, ma ütleks otse tegemata. Või miks ta naudib teatud silte, sest sildid võivad olla teatud preemia tähendusega ja nii-öelda karistava tähendusega, et see sama sildi psühholoogia, millega ka Kohman on tegelenud, et neid identiteet. See sildistamine on üks asi, aga teine asi, välja
väljendada sama asja on kategoriseerimine. Kategoriseerimine on mõtlemise akt, et me ei saa ju, ütleme, sildistamisel on juba mingi niisugune emotsionaalne hoiak on juures, eks, aga need on kategoriseerimine on ka ju täiesti tavaloogikas. Just, et me ei suuda ju mõelda, kui me antiikdialektikas on täpselt samamoodi kategooria mõiste, see teeb mingi suure mõiste ühikuteks. Just. Ja mulle tundub, et selle ristikäik sildistamise vastu on ikkagi väga paljudel juhtud, mis on loomulikult, ka seal on omad varjud aga et selle varjus, kas siis teadlikult või ebateadlikult toimub ka rünnak üldse igasuguse kategoriseerimise vastu ja seega üldse ka selge mõtlemise vastu, mis minu arvates on, ja see on see tasand, millele Peterson on just juhtinud selle kõige sügavamal. Ja seal on see täielik mõistete lahustumus, see, mille sa nüüd tõlkinud oled, kus Deleuze'id ja kõik, nende eesmärk ongi ju viia keel sellisele tasemele, et selle keele võime väljendada tähendusi kaob ära. Tekib selline skolastiline sõna maht, mida sa loed ja sa tunned, et sa ei saa ühestki lausest aru. Teatud mõttes pärineb see Hegelilt. Sest ka tema võiks 10 lehti, sa loed 50 lehti Hegeli loogikateadust ja sa vangutad pead, sa ei saa mitte millestki aru. On nagu sõnad, aga nad ei tõlgi tähendust. Ja kui ei ole enam mingeid tähendusi ega kategooriaid, siis ongi kõik on ainult, kõik on nagu ja lõpuks on kõik ainult võimu tekst peab nagu voolama, et tähendus polegi tähtis, vaid on see voolavus. See on ju postmodernistidel üks põhinõue, voolavus või välja pääseda selle keele tähenduslikust tõlkest, et keel enam sest kategooriad on rõhumise vahendid. Et kui siia minna, siis ütleme, et praegu on ju suundumused mehed ja naised, siis ka kategooriad eristada ära, mis on absoluutselt terve mõistuse vastane, mis tegelikult igas inimeses suurendab sisemist kognitiivset dissonantsi. Aga ka terve mõistus on rõhuvamees patriarhaadi vahend, millega patriarhaat rõhub. Ja terve mõistus ise on ka vägivaldne mõiste, sest me ei suuda defineerida, mis on mõistus täpselt ja mis on terve ja mis kontekstis ja igat sõna saab nagu edasi võtta, aga kuhu tahtsin välja jõuda, et see kognitiivne dissonants inimeses, see, mis ta näeb ja mida talle nagu tajub, ütleme, ükskõik jälle tajumisest saab ka hakata edasi minema, et siin suureneb see sisemine vastuolu, mis suureneb ka kogu ühiskonnas. Mis sa Rootsi puhul minu pärast päris kenasti ja need on need klassikalised manipuleerimistehnikad, et kui ei suudeta defineerida, tõuseb ebakindlus, tõuseb seesama, kui defineeritakse valikuid väga ebamääraselt ja neid on palju, täpselt samamoodi, kogu aeg on see dissonants, kogu aeg on pinge näiliselt vabadusega tegelikult. Ja lõpuks on kõik on vaid võimu küsimus ja et loomulikult võib öelda, et meeste ja naiste vahel pole erinevusi olemas, kõik koosneme samadest atomitest, elektronidest, kvarkidest, siin ei ole mitte mingit erinevust, eks. Aga küsimus on, millisele tasandile me läheme. Tegelikult kaob see reaalne, et kui tõesti me räägime siin soopõhisest diskrimineerimisest, mis on olemas mingites kontekstides, mida me keegi tervemõistuslikult ei eita, aga kui me lihtsalt räägime, me võtame selle mehe naise ja hakkame temaga saagima lihtsalt. Siin on mingid teised asjad taga. Täpselt ja sellele on ka, kui Peterson siin juba jutuks tuli ja tema kaudu ma olen, huvitav on see, mis ta mainis, sa, Alar, rääkisid siin alguses kohe sellest, kuidas sina Jungi juurde sattusid, et minus tekitas Jungi vastu sellist huvi üks Petersoni lause, kui ta rääkis, kui ta oli doktorantuuris ja ütles, et päeval kirjutas ta siis seda positiivistliku psühholoogia programmi, ta uuris alkoholismi valdavalt. Ja öösel või õhtuti kirjutas siis seda Tähenduse teejuhte, mis on sellele saatesarjalegi nime andnud ja ütles, et osad tema professorid keelasid tal otsesõnu Jungi lugeda. Ja see haakub sellega, mis sa ütlesid Nõukogude Liidu kohta. Ei, ma ütlen, et ta on akadeemilises psühholoogias tugevalt marginaliseeritud, aga põhjendada väga tihti ei osata, sest ei tunta Jungi, sest tal on ka empiirilised, ma olen tema empiirilisi lugenud, aga nende kohta öeldakse, ta on teinud seal statistilisi vigu. Töötlusvigu, andmetöötlusvigu, nagu see muudaks seda tähendust. No üldse ma imestaks, kuna 30. aastatel põletati Freudi teoseid, 50. aastatel põletati Wilhelm Reichi teoseid ja ei ole üldse imestada, kui Jungi teosed praeguste tendentside arenedes ka mingil hetkel tahetakse põlema panna. Et see on maailmas ajaloos ka varem toimunud. Retseptsioon nüüd Eesti avalikkuses, et minu meelest, kas tal on ka üks eetikaalane teos? Jaa, on küll, jah. Mis tegelikult vääriks eesti keele tõlkimist.
kas ta on pigem kirjutatud rohkem esteetikast kui... Või oli see eetika? Ta on ju selles... Ta võib olla küll, aga mulle meeldib väga-väga see Brotski lause, et esteetika on eetika ema, et ma arvan, need on kõik sealt ja eriti selles teises raamatus, mis... Egelin on 2 köidet esteetikas, mis ongi ju eetika vorm, nagu ta ütleb väga selgelt. See on selge. Ja minu meelest see teine raamat, mis on nagu natuke igavam, me tõlkisime 2 raamatut ära, eks, et üks on see, kuidas olla konservatiiv, mis on natukene, ütleme seal see tolades, petistes ja tülinorjetes on särtsu kõvasti rohkem, aga see, millele ta just tähelepanu juhib selles, kuidas olla konservatiiv, et ikkagi väga paljud, ja see haakub minu arvates väga Jungiga, et väga paljud tendentsid hakkavad ikkagi ammu pihta enne luules, muusikas, kunstides ja siis nad jõuavad alles väga-väga pika viitajaga siis poliitikasse. Nii, aga ma ei tea, me oleme siin nüüd ligi 2 tundi, kõvasti üle poole või tublisti üle 1,5 tunni juttu veestnud, et kuidas me võiks siis sellele asjale nüüd niimoodi, võiks veel mingi sellise ühe ringi veel peale teha. Et mis see võiks nagu olla? Ma mõtlesin, et vari on siit käinud mitu korda. Vari ja persona on sellised mõlemad, mis on omavahel väga tugevalt seotud. Varju me oleme rääkinud, aga võib-olla lõpetuseks soovitame midagi inimestel lugeda Jungist, mis on eesti keeles, et see annab selle, et ma natuke räägin sellest, et mina soovitan tõesti Jungi, eesti keeles on tõesti ilmunud Jungi autobiograafia, sellest alustada ja järgmisena võtta inimene ja tema sümbolid, mis on jungiaanide kokku pandud, üks artikkel Jungist. Kindlasti ma ei soovita alustada Jungi psühholoogilistest tüüpidest, mis on ilmunud avatud Eesti raamatusarjas 2005. aastal, et see on Jungi varaseid vaateid esitav, eriti isiksuse psühholoogia osas, aga ka seal on väga palju huvitavaid. Aga kes tahab saada Jungi võtmemõistetest mingisuguse aluse alla, siis psühholoogilistes tüüpides on taga sõnastik, kus saab väga selgelt need Jungi põhimõisted. Eraldi brošüür on ju ka sissejuhatus Jungi psühholoogiasse. Ja ma tahtsingi öelda, see sissejuhatus Jungi psühholoogiasse, mina ise lugesin, see oli esimene raamat, mida ma lugesin inglise keeles läbi. Ja see oli ka jälle Ameerikas, kuna ma Jungi huviline hakkasin lugema, see mind niivõrd haaras ja mina olen natuke süüdi ka selles, et see eesti keelde tõlgiti. Nii et ma kindlasti soovitaks, sest sealt saaks põhimõisted hästi tugevalt selgeks. Aga sa olid selle suhtes, tahtsid ka midagi öelda? Ja, et on ju ka Murre Steini Jungi hinge atlas, mis on kindlasti kõige parem sissejuhatav transpersonaalses sarjas. See on sinu sarjas, eks ole. Muidugi mina ütlen, kui selle minu sarja juurde minna, et ma kindlasti soovitaks lugeda ka Stanislav Grofi. Sellepärast Stanislav Grofil on ka isiksuse kohta väga selge teooria just alateadvusega ja kuidas alateadvusega töö käib. Meil saates ei ole aega sellega tegeleda, aga põhimõtteliselt on nii, et inimene ikkagi jõuab, kõigepealt töötab välja läbi emotsionaalsed kompleksid, sest iga tundega on seotud meil mingisugune kompleks seal ümber, kompleksid juurde me täna jõudnud. Ja kui inimene jõuab selle kompleksi algtuumani, näiteks kui me tegeleme häbiga, me jõuame algtuumani, kus meile võib-olla lasteaias esimest korda üüti häbi püksist käbi, siis inimene esimest korda üle pika aja ta vabaneb sellest nii-öelda kompleksist, mis on arhetüübiga seotud ja ta töötab nii-öelda järgmise tunde läbi. Ja kui need kõik läbi on töötanud, siis ta pääseb läbi juurde oma kehalistele kogemustele kuni sünnikogemuseni välja, kus ta on nii-öelda sünnitees kinni ja alles siis hakkab tegelikult nii-öelda psühholoogiline vabanemine. Aga see on ka natuke nii-öelda metafüüsiline, nii et ma soovitaks väga ka Stanislav Grofi ja ka Ken Wilberiga tutvuda, et natukene inimese süvastruktuuridest aru saada. Aga ja võib-olla lõpetuseks laseks Ivar sul sõnastada veel selle mõtte, mis sul käis sealt läbi sellest loengust ja täna ka autos, kui me siia tulime, et Jung on ikkagi mingis mõttes optimistlik autor, et ta näitab, et inimesel on võimalik endaga, sul oli see kenasti sõnastatud, et lõpetame selle. Ma sõnastangi, et Jungi tasub alati lugeda, sest Jung annab inimesele optimismi mõõte, et endaga tasub tööd teha ja iseenda sees matkata on suurepärane kogemus. Et ta ei võta ära, et tema analüüsimeetodid ei ole isiksust hävitavad, vaid pigem tõesti üles ehitavad. Ja tasub teda argipäevas lugeda, et luua endale natuke sellisem suurem mõõde. Mina ütleks veel juurde selle nii-öelda müstilise kogemuse viimase lause, et inimese õnn on pikas perspektiivis absoluutselt kindel. No see on väga selline midagi niisugust elusõbralikumat siia lõppu on raske välja mõelda, et
Tänan teid, Ivar ja Alar, saatesse tulemas. Eetris oli siis Kui mu mälu mind ei peta ja tõenäoliselt petab 14. saade sarjas Tähenduse teejuhid. Me rääkisime täna Carl Gustav Jungist ja minu saatekülalisteks olid Ivar Trööner ja Alar Tamming ja mina olen saatejuht Hardo Pajula. Head pühapäeva õhtut ja teistele siis, millal te parajasti meid kuulasite. Head õhtut!